famous, number one, desirable. I do what I want, when I want, and how I want it. Leave you with the one in the air, that's how I roll. I got tons of soul, I'm a true collectible. Famous, also famous, number one, desirable. I do what I want, when I want, and how I want it. Leave you with the one in the air, that's how I roll. Eli siinpool. Tervitused Eestist, Tallinnast, oleme siin suures avaras stuudios, ma polegi siin varem salvestanud, et saab väga põnev olema. Täna me räägime terviseteemadel ja kas pole mitte sobiv aeg, kui seda teha kevade alguses? Ma arvan, et loogis. Ja mulle on küll tulnud toitumisnõustaja terviseedendaja Ivar. Tere sulle! Tere! Ja tema parem käsi Triin. Tere ka sulle. Tere. Ja nad on olnud väga lahked, mis tähendab, et selles saates läheb välja auhind, mis on päris kopsakas, et loosi läheb just vägev ilukomplekt, mis meil siin laual on ja need 3 raamatut, millest me siis täna ka põgusalt räägime. Ja kogu väärtuseks on siis üle 400 euro ja et seda võita, siis Facebooki postituse alla tagige oma 3 sõpra, keda te arvate, et võiks seda saadet kuulda ja jagage seda enda ajajoonel ja võitja kuulutame välja täpselt 2 nädala pärast. Ja lisaks sellele on Ivar olnud helde tegemaks just selle naiste tervise raamatu sooduskoodi naine ja selle saate ainult 5 euriga, kui soovi on. Selle saate 22 eurot siis soodsamalt, et kas pole mitte nice. Ja lisaks sellel, kes magas maha meie loosi mängu, siis ja täna näeb, et need tooted on legit ja näevad, et selles on väärtust ja nende heaolu parandavad, siis sooduskood ausad naised, millega saate nii soodustusega toodetelt kui komplektidelt alla -8%, nii et minge vaatake quantamo.ee. Aga lähme siis meie saate juurde. Jagage natukene teie 2, kuidas te kokku saite, milline on olnud üldse Quantamo teekond ja kus selline nimi? Tegelikult me olime Enzymedica alguses, aga kuna Enzymedica lõpetas kõikide edasimüüjatega nii-öelda distributsioonilepingut päeva pealt, siis olime sellises kohas, kus me pidime nagu ennast ümber sättima. Ja sealt siis tuligi selline neutraalne nimi, nagu et saaks igal pool nii-öelda kasutada. Aga me tegelikult RNA brändi juurde circa 2 aastat tagasi ja Triin on meil nii-öelda algusest peale olnud, nii et ma tahan selles suhtes Triinu tohutult tänada, sest me ei oleks täna siin, kui teda poleks olnud. Me oleks võib-olla kuskil mujal, aga väga palju on ikkagi, aitäh Triin sulle. Et selles suhtes jah, ja täna me ikkagi oleme puhtalt jäänud 1 brändi peale, sest et elu on näidanud see, et kui sa tahad nagu ühte asja teha korralikult, siis võtta 1 asi ja töötas üles, siis vaata järgmist, et see 4-5 brändiga žongleerimine on lihtsalt näidanud, et siis sa jõua... Läheb messiks. Jah, liiga palju, nii et ma ei tea, Triin, paari sõnaga endal, kuidas? Meie saime kokku niimoodi ühe mu parima sõbranna kaudu. Mina otsisin tööd ja Ivar otsis siis töötajat ja nii me kokku saime ja siiamaani koos tööd teeme. Et minul endale ka väga meeldib, see tervise teema on nii huvitav, põnev ja sa saad inimestele nagu head teha, midagi anda. Ja RNA Reset on ideaalne bränd selleks. Et ma ise nii usun nendesse toodetesse, ma tarbin, ma näen seda kasu, et siis on hea seda müüa ja turundada. Quantamo nimi ise, kuidas see sündis? See oli see, et me tegelikult otsisime neutraalset domeeni, mis oleks üle Euroopa vaba ja siis ma leidsin seal mingid muud igasugused brändid, siis ma leidsin kuskil, ma tahtsin teada, kas seal on ka mingisugune autorikaitse peal, ilmselgelt USA lehel oli kohe selline koht olemas, kes domeeni müüs, siis ma panin seal 5-7 erinevat domeeni, mis ma leidsin on igal pool vaba
ja siis nädal aega hiljem, kui ma tahtsin hakata ühte registreerima, siis vaatasin, see on juba ette ära registreeritud. Nii et väike õppetund kõigile, et kui sa leiad hea domeeni, ära kasuta mingid saite, siis see sama sait, kus ma need järgi proovisin, kas see autorikaitse on peal, oli kõik ära võtnud. Ja siis tuligi see Contamo lihtsalt, et on siuke neutraalne nimi, et plaan oligi, et saab võib-olla teisi brände ka sealt alt esindada, aga tänaseks põhimõtteliselt ikkagi Contamo on jäänud ikkagi RNA peale puhtalt. Kindlasti tuleb asju juurde, aga tulevikus. Meil on siin laua peal siis erinevad raamatud, mida ma just ka nii-öelda puudutasin ja näitasin, et milliseid raamatuid siis täna auhinnaks lähevad, võib-olla rääkida nendest lähemalt, millised on veel olemas ja millised on tulemas teil? Et kui nüüd saab selle esimese raamatu pildi ka panna, et tegelikult doktor Caroline Dean on andnud väga palju raamatuid välja oma 50 aasta jooksul ja meil on olnud selles suhtes võimalus 23 raamatu tõlked endale saada. Ja esimene oli tegelikult Ärevusest vabaks raamat, millega me tulime. Siis tuli see magneesiumi täielik tervise puuduv lüli, naiste tervise raamat, sünnist surmani kõik teemad ja nüüd Kilpnääre ja ka meil kohe, ma arvan, et maikuus tuleb ka välja vaimse tervise raamat, mis on siis ülipaks raamat, aga ta räägib depressioonist. Et tänaseks ma võin küll öelda, et see raamat, kui sa läbi loed, siis sa vaatad vaimset tervist ja toitaineid täiesti teise pilguga, sest need kõik on omavahel nii-öelda seotud. Ja plaanis on tulemas siis veel kõrgvererõhu raamat, südamekonnahaiguste raamat, spordiraamat, siis tuleb sealt veel diabeet, meeste tervise raamat ja sealt nii-öelda edasi. Aga ma ütlengi, et kõik asjad võtavad aega, tõlkimine võtab aega, nii et vaatab, mis raamatutega see aasta veel nii-öelda välja saab tulla, aga ütleme nii, et RNA brändi tooted, see on nagu põhimõtteliselt kõik terviseteemad katab ära. Et on tulemas ikkagi palju materjali veel lisaks. Nagu ma aru saan, siis doktor Caroline Dean on väga oluline inimene üldse selle brändi loomisel, et me üldse täna saame neid tooteid ja raamatuid üldse puutuda ja kasutada, et kas sa oled isiklikult temaga kohtunud? Isiklikult näost näkku ei ole, aga Zoomi teel mitu korda nii-öelda, aga ta ei ole ise täna ka nii aktiivne, et on keskendunud pigem selle nii-öelda raamatute kirjutamise peale ja teadlikkuse tõstmisele, sest on täna ju doktor Caroline Dean on maailma juhtiv magneesiumi puudus ja mineraalide puuduse juhtiv ekspert, aga enne kui ta üldse magneesiumini jõudis, siis tema hästi tugev külg on tegelikult pärmseen. Et see pärmseen on ikkagi üks päris tõsine teema, et vaatan, pärmseene raamat on ka, aga see on 658 lehekülge, nii et annab lugeda, on ju? Annab lugeda, aga jah, doktor Caroline Dean ise ju tegelikult oli vist tal paluti tegelikult kirjutada magneesiumist 300 lehekülge kunagi ja ta oli selles suhtes nagu hämmingus, et kuidas ühest mineraalainest on võimalik nii palju kirjutada ja kui ta selle nii-öelda võttis vastu selle nii-öelda kutse, siis tegelikult see juba sealt vist 450 lehekülge alguses esimeses versioonis, aga mida ta avastas oli see, et tal oli endal hästi palju magneesiumi puuduse nii-öelda sümptomeid, et kui me siin selle teise pildi paneme nii-öelda välja, siis siin on nagu väga hästi näha, kui palju magneesiumi puuduse sümptomeid tegelikult kokku on. Ja mida tema avastas oli see, et tal oli endal kodade virvendus, kõrgvererõhutõbi, krambid, kõik asjad. Ainutki probleem oli temal see, et ta ei saanud võtta tavalisi magneesiumi lisandeid. Nii kui ta neid natukene rohkem võttis, tal tekkis kõhulahtisus. Ja ta tegelikult 10 aastat, kui ta esimest korda raamatu välja andis, 10 aastat otsis tootjad, kes suudaks toota siis mitte lahtistava magneesiumi, millega oleks võimalik minna suurte koguste peale. Ja 10 aastat siis hiljem, kui tema raamat, esimene Magnesium Miracle'i raamat, mis on tänaseks siiamaani Amazonis bestseller, tuli välja, siis üks keemik leidis tema ülesse, sest ta oli käinud kõik magneesiumi lisandite tootjad läbi, kes kasutasid tema raamatut, et müüki edendada ja ta palus kõigilt, et nad võtaksid selle nii-öelda nagu tegevusse, et
välja töötada mitte lahtistav magneesium, millega oleks võimalik suurte koguste peale minna. Ja kui nad lõpuks selle stabiliseeritud joonide tehnoloogia välja töötasid selle keemikuga, siis doktor Caroline Deanil, et enda magneesiumi puuduse sümptomid ära saada, kodade virvendused, kõrgurek, kõik asjad, siis tal võitis vist 1200 milligrammi, 100% imenduvat magneesiumi ja aasta ja 7 kuud võttis aega, et need kõik ümber pöörata. Et nagu tõsta seda magneesiumi taset kehas. Ta tegi laadimist põhimõtteliselt üle 1,5 aasta, kuni ta sai kõik oma need nii-öelda magneesiumi puuduse sümptomid ära. Nii et selles suhtes jah, et kui me vaatame täna siin ka neid 68 pluss seisundit, et ma alati olen ka öelnud, et võtke võib-olla korra sekund aega, lihtsalt vaadake see nii-öelda kõik need magneesiumi puuduse sümptomid üle, pange linnukesed taha, üldiselt enamus inimestel on 5-17 linnukest. Ehk siis see näitabki seda, et kui palju tegelikult inimestel on seda magneesiumi nii-öelda puudulikkus. Ja tänaseks ütleme nii, et me räägime testidest ka täna, aga head magneesiumi testi ei ole, aga need numbrid, mis täna juba ametlikult väljas on, need on päris hirmuarmatavad. Ja neid tegelikult on tänaseks rohkem kui 68 pluss, aga kuna nendel ei ole tehtud uuringuid, siis ei saa neid nii-öelda juurde panna. Aga jah, kui kellelgi veel ei ole seda magneesiumi täieliku tervise puuduv lüliraamatut, siis see on nii paberkandjal kui e-raamatul olemas, et saab ise nii-öelda lugeda. Ja need teised raamatud ka, nagu see naise tervis on ju, et siin on ka magneesiumist lähtuvalt ikkagi räägitud. Seal on teisi asju ka, aga kui võtta magneesium on lihtsalt nii oluline mineraalaine, et 80%, mis su kehas toimib, on kas siis otseselt kaudselt magneesiumiga seotud. Et selles suhtes jah, ta hästi huvitav nii-öelda mineraalaine. Ja tuletan siis meelde, et esimesed 300 saavad selle raamatu 5 euriga, nii et olge kiired. Sooduskoodiga naine. Aga liigume siis põhiteema juurde. Miks on magneesium nii kuum teema üleüldiselt? Mis ta siis täpselt meie kehaga teeb ja miks oleks vaja seda regulaarselt manustada? No magneesiumi puhul, nagu ma just ütlesingi, et ta vastutab 80%, mis meil kehas toimib. Kahjuks täna väga toidust enam peale ei saa, et me siin täna väga pikalt sellele ei ole, et meil on ka siin saate lõpus või siin talt saab vaadata eraldi magneesiumi seda nagu pikemat, spetsiifilisemat loengut. Aga ütleme jah, täna on neid magneesiumi nii-öelda kulutajaid nii palju stressist kuni, ma ei tea, siin toidukvaliteeti asjade peale, kohvi on asi, mis viib väga palju tegelikult magneesiumi välja ja kuna põllumajandus on nagu on, põllud on nii-öelda keemilise väetise pealt, sealt enam seda magneesiumit eriti peale ei saa, et siis oledki nagu sellises natukene nii-öelda surnud seisus ja ma ütlengi, et kuna ta igal pool on kas siis koofaktor või siis nii-öelda käivitaja, siis ta on hästi-hästi nii-öelda oluline nii-öelda mineraalaine. Mis sul enda kogemus, kuidas on olnud magneesiumiga? No ma olen eluaeg spordiga tegelenud, siin kui vahepeal lapsed tulid, siis jäi nagu paus sisse, aga ma olen väga palju erinevaid magneesiumi võtnud ja ma ütlen ausalt, et mida ma kuulen täna massiliselt inimestelt on see, et nad võtavad magneesiumi, aga ikkagi on krambid ja võtta need krambid öösel, kus sa nagu nutumaitse tuleb suhu ja siis sa proovid kõiki asju teha ja lõpuks minule, mis ma leidsin lahenduse, oli see, et ma tegin Himaalaja soolvett öösel, jõin suurema koguse seal ära ja siis ta aitas nii palju leevendada, et ma vähemasti sain öösel magada. Aga sa kujutad ette, kui sa ikkagi 2, 3, 4 korda nädalas oled nii-öelda jalakrambis öösel, nutumaitse suus, ega see unekvaliteet ju kohe nii-öelda kannatab. Ja nii, kui ma esimest korda Riimäegi sain proovida, võtta kõiki asju sa kohe ei märka ja tagant järgi ma mõtlesin nagu 2-3 päevaga olid krambid läinud, 2 aasta jooksul tagasi tulnud. Täpselt sama juttu me kuuleme nii-öelda klientide tagaside peal. Ja eriti veel me oleme täna saanud hästi jõudselt spordimaailma, kus tippsportlased, kes ma ei tea, suusatavad 50 kilomeetrit, ega see naljakas ei ole, kui sul seal võistluste ajal kuskil 20 kilomeetri peal tulevad krambid. Ja täna näiteks ultrajooksjad, kes kasutavad meid ooteid, siis neil on väike pudel kaasas, sest et kui sa jooksed 100-200 kilomeetrit seal, siis ikkagi vahepeal hakkavad põlved valutavad edasi, siis võtavad pudeli välja, määrivad need valutavad kohad sisse ja jooksevad edasi. Et selles suhtes, aga ma arvan enda puhul kõige
kõige suurem wow-efekt oli see, et krambid ära, aga ma sain ärevusest täiesti vabaks. Ja see energia tootmine, ehk siis ma olin sellises faasis, kui ma esimest korda Riimägi tellisin, naisega hakkasime koos proovima katsetama. Ma ei teadnud tol hetkel, et võib suuri koguseid võtta ja juba 450 milligrammiga, siis läks vist 3 nädalat mööda, kus ma olin sellises kohas, et kui ma muidu läks 2 kannu kohvi, 12, mul oli sütik nii lühike juba ja ärritusid iga asja, sa oled väsinud. Paned kohvi juurde, korraks on nagu hea ja siis tõmbab veel suurema crash'i. Ja 3 nädalat läks mööda, siis ma küsisin naise käest, et kuule, ma ei taha enam laste kõrvalt magada. Et kuidas sul on? Ja siis naine tahtis sama ja täpselt küsida. Ja kui ma avastasin seda, et me saame suurte koguste peale minna, siis oli täielik wow-efekt. Keskendumisvõime, see teotahe, siuke mingi rõõmutunne tuli sisse, tohutult energiat, teotahe asju ära teha, unekvaliteet tõusis ja muidugi see ärevuse teema. Et neid teemasid tegelikult on hästi palju, mis on paremaks läinud. Ja siis kui veel teisi tooteid siin avastasid, siis mina võtsin algul ainult magneesiumi, siis kui ma pärast Riimaidi see mineraalnete kompleksi avastasin, siis läks veel paremaks. Et ma ei tea, Triin, kuidas sinu enda kogemus? Mul sama, et kui ma algul alustasin nende toodetega, siis see energia, mis sisse tuli, ma ei teadnud mida sellega ära teha. Et isegi kui laste kõrvalt oli magamata öid, siis päeval ei tekkinud sellist väsimust. Et muidu on magamata, järgmine päev keskendumine, see töötempo, kõik on nagu nii nullis. Aga peale Riimägi kasutama hakkamist lihtsalt seda väsimust ei ole niimoodi tunda. Et hommikul hakkad seda kohe jooma ja ta siis päeva jooksul kogu aeg seal su kehas toimetab. Et ei pea nagu power nappi tegema? Just, et ma alustasin Riimägiga, nüüdseks ma neid kõiki siin laual olevaid tooteid tarbin ja nagu vau. Ja kõik, mis need tooted teevad, immuunsus, see ajuudu on kadunud, juuksed. Ma ise käisin juuksuris mingi aeg tagasi ja juuksur ütles, et ta pole ammu kellelgi näinud nii palju neid uusi juukseid ja siis ta föönitas seal ja ma vaatasin ise ka nagu siuksed pikad juuksed juba siin vahepeal, mida muidu polegi tähele pannud. Et alati mul kevadel ja sügisel tekib selline juuste väljalangemine ja praegusel hetkel ka natuke tuleb, aga mitte nii massiliselt nagu tavaliselt on tulnud. Et nad ikkagi mõjuvad ülihästi. Aga kui ma nüüd tahaksin nagu nii-öelda tšekkida enda kehas seda magneesiumi taset, sa rääkisid, et ei ole nagu sobivat testi, et mis testi saaks üldse tavainimene siis teha? No meil on see, et kui sa saad aru, kuidas veretesti tehakse, ehk siis see tavaline magneesiumi test, mida nii-öelda tehakse, see, mis 2-3 eurot maksab, see võtab verest, aga veres on ainult 1% nii-öelda magneesiumi ja veri alati kompenseerib selles suhtes, et ta lihtsalt võtab kuskilt, kus on. Ja kui see tavaline magneesiumi seerumi test on juba paigast ära, siis on ikka olukord ikka väga hull. On olemas kallim test, mis on juba siis 70 eurot kuni 100 eurot, on RBC magneesiumi test, mis siis võtab juba vere lible seest, kuid jälle ta väga adekvaatseid numbreid ei anna, ta annab mingisuguse aimduse, sest et mida meil tegelikult oleks vaja teada, palju meil vaba magneesiumi on. Ja ioniseeritud magneesiumi test on ainukene, mis mõõdab seda nii-öelda vaba magneesiumi, ehk siis mida keha saab siis kasutada, kui ta seda vaja on, kui sul on stressiseisund, mingi lööd varba ära või nii edasi. Ainult kahjuks on see, et magneesiumis ioniseeritud test on ainult üksikutes laborites saadaval ja tavainimesele sinna ligipääsu ei ole. Nii et me vaikselt siin ka nüüd uurime, et kas on võimalik kuidagi läbi SYNLABi seda testi tellida, aga ma arvan, et me siin räägime 1000 eurodest, sest et see tehnoloogia on lihtsalt nii kallis. Kuid siin tekib alati ka küsimus, et kui kaltsiumi, kaaliumi ja teiste mineraalainetel ioniseeritud test olemas, üliodav, iga päev massiliselt testitakse,
miks siis ei tehta magneesiumile seda sama testi? Sest kui me vaatame täna näiteks statistikat, siis ütleme, kui me WHO-d ja neid andmeid vaatame, siis seal väidetavalt on nagu 30-40% inimestel magneesiumi puudus. Aga ma arvan, et kui see õige magneesiumi test massiliselt oleks kättesaadav, ma arvan, et need numbrid lähevad sinna 80-90 peale, kus inimestel näitab, et kas siis tugev või ülitugev magneesiumi puudus. Ja mida me täna näeme on ka see, et riigi poolt soovituslikud magneesiumi päevased kogused lihtsalt puhtalt praktika klientide pealt näitab see, et need numbrid on tegelikult oleks vaja tõsta 2 korda. Et see on see, mis on tegelikult reaalsus täna. Ma lugesin su materjalidest, et selline elemental magneesium on olemas, magneesiumoksiid. Räägi sellest lähemalt. No tegelikult vaata, kuna me täna põhiteema on ikkagi magneesium ja kuna see kõik naiste tervise, meeste tervisega on seotud, siis tegelikult nagu hästi oluline on aru saada, kuidas siis lugeda magneesiumi toidulisandeid. Ja meil siin järgmise pildi peal on väga hea näide. Ehk siis väga paljudel juhtudel, vaata kui inimene võtab purgi kätte, siis vaatad, et 400 milligrammi magneesiumi, 900 milligrammi magneesiumi. Aga mida peab nagu aru saama on sellest, et see ei näita palju seda puhast magneesiumi on. Ehk siis elementaalmagneesium ehk siis ka see puhas magneesium, seda infot oleks vaja teada. Ja ma leidsin siit interneti avarsustest Eestis ja neid on suhteliselt vähedel peale kirjutatud, palju siis see puhta magneesiumi osakaal on, aga näiteks siin konkreetne toode magneesiumsitraat 500 milligrammi ja kui me võtame sealt, nüüd tootjaid on suhteliselt vähe, kes seda magneesiumi neid algkomponente toodavad, need on suured tootjad ja need protsendid võivad natukene kõikuda. Aga kui sa tead, mis on magneesiumi selle puhta magneesiumi osakaal, siis tänas näiteks magneesiumi selle tsitraadi puhul see on 16%. Nii et 500 milligrammist jääb tegelikult 80 milligrammi järgi. Ehk siis see on nagu see esimene faas. Teise järgmise pildi peal, ehk siis kui me vaatame seda imendumist, siis esimene pool ja üks asi, mida me oleme siit ei ole üldse kirja pannud, on see, mis su soolestiku seis on. Kas sul on lekkiv, on sul ärritunud sool, sest kui need on juba paigast ära, siis see mõjutab imendumist. Täpselt. Ehk siis see võtab juba palju maha, aga ütleme niimoodi, eeldame, et soolestik on ideaalselt korras, mida ma arvan, et isegi minul ei ole. Ja kui me vaatame siit tabeli pealt, siis see on hästi huvitav, näiteks magneesiumoksiidi see puhta magneesiumi osakaal on 60% ja see on kõige suurema näitajaga, aga magneesiumoksiid on tegelikult kõige kehvem vorm üldse. Ja alati kõik räägivad imendumisest, aga keegi ei räägi sellest puhta magneesiumi osakaalust. Ja kui sa vaatad siin tabeli peale, magneesiumoksiidil on 60% puhast magneesiumi, see võib natukene erineda tootjate põhisel, ehk siis 1000 milligrammist jääb puhast magneesiumi 600 milligrammi järgi. Ja kui sa võtad nüüd selle imendumise ja siin ka protsendid natukene kõiguvad, me võtsime keskmised, siis sa näed, et magneesiumioksiidist 1000 milligrammist puhast magneesiumi on 600 milligrammi ja kui sa korrutad 4% imendumisega läbi, sul jääb sealt 1000 milligrammist 24 milligrammi. Ehk siis see on see, mis on see potentsiaalne kogus, maksimumkogus, mida keha saaks võtta. Ja ma olen väga palju head tagasisidet kuulnud magneesiumglütsinaadi koha pealt. Ja kui ma tegin seda tabelit, siis siit mida me näeme ongi see, et magneesiumglütsinaadil on küll väga siukene, ütleme keskmiselt läbi nagu teistelgi 15% see magneesiumi, puhta magneesiumi osakaal ja sealt jääb 1000 milligrammist 150 milligrammi järgi, kuid kuna tal on kõige kõrgem imendumine, siis see on 80% ja saab 120% neild järgi. Nii et see on jälle siuke asi, mida väga paljud ei tea, mina ka ei teadnud, et peaks seda elementaalmagneesiumi osakaalu vaatama ja siis alles see palju sealt imendub. Kuid mis on võib-olla siin hästi oluline teada, et siit on järgmine faas veel. Ehk siis kõik magneesiumi toidulisandid, mis peavad läbima soolestikku, tekib seal see
murdosa sekundi iooniline efekt, väga keeruline teema, aga ütleme lihtsast keeli, ehk siis kui me vaatame näiteks magneesiumoksiidil on 24 milligrammi jäi järgi puhta magneesiumi ja siis selle imendumise koha pealt, nüüd sealt läheb veel vähemaks. Ehk siis kui tavaline magneesiumi toidulisand, mis peab soolestikku läbima, jõuab vereringesse, see väike kogus, siis ta on ainult selles ioonilises olekus, ehk siis rakkudel on ioonikanalid ja toitjad peavad olema ioonilises olekus, et rakk saaks üldse kasutada. Ja järgmise pildi peal on väga hästi näidatud ja ma tuletan meelde, et meil on siin ülejärgmine pilt panna lihtsalt korra. Ja mida me näeme siis on see, et see iooniline efekt ja see on hüpoteetiline, keegi ei tea, kas see on 10% sealt veel, 20%, 30% või 50%. Aga ütleme, et see on isegi 50%, siis sellest 24 milligrammist võtta veel 50% maha. Ehk siis tegelikult need on väga mikrokogused, mis meie kehasse nii-öelda jõuavad. Ja see on hästi huvitav tabel, sest et Riimäeg on ju magneesiumkloriid. Ja kui me vaatame siin üleval selle kasti juures magneesiumkloriidi, mis peab soolestikku läbima, siis seal jääb võib-olla järgi 2,4 või mingi 12 milligrammi. Ja Riimäeg on stabiliseeritud joonide tehnoloogiaga, tema see elementaalmagneesiumi puhtuse aste, mida nad kasutavad tootmisel on 99,98% ja imendumine 100%. Nii et see lõpuks... See tehnoloogia on seal nagu see kõige nagu... Seda ei vaja enam soolestikku. Ja nad tegid, 2020 aasta tegid ka Inglismaal tegid uuringu, mis maksis $300,000 ja nad tegid seda isegi need uurijad tegid 2 korda ise veel selle tasuta, sest nad ei uskunud seda, et antakse 4 aastat vana pudel ja imendumine on 99,98% ja kõik need stabiliseeritud joonid olid stabiliseeritud. Ja see oli 2 asja, mis väga huvitav, mida avastasid. Üks oli see imendumine, aga teine asi, mida nad avastasid, oli see, et kui sa tavaliselt sööd mingit toitu, siis keha peab ta vedelasse olekusse ja ioonilisse olekusse suutma viia. Ja kui sa sööd toitu, siis tavaliselt rakku jõuavad toitained 10 tunniga, stabiliseeritud tehnoloogiaga 2 tunniga. Nii et selles suhtes hästi nagu nii-öelda põnev. Aga ma läheks eelmise slaidi juurde korraga tagasi. Ja, et nagu nii palju on neid, kui mina olen erinevaid ju toidulisandeid kasutanud, siis seal on alati ju mingid muud ühendid ja ained on juures, et millised on need aineid, mida lisatakse siis magneesiumi toidulisanditesse näiteks? No vaata, siin ongi see, et mis on võib-olla hea teada, on see, et me tänaseks nüüd nende tabelite asjadega ju ja raku biokeemiaga teame, et magneesiumi toidulisandid, mis peavad soolestikku läbima, need on mikrokogused, mis tegelikult rakku jõuavad. Ja ma ütlen, et isegi need mikrokogused annavad väga paljudele väga suurt leevendust. Aga näiteks, mida peab aru saama, on see, et kui me räägime siin magneesium eldoraadist või doraadist ja nii edasi, siis ega magneesium ei ole tegelikult see põhiasi, mis selle nii-öelda töö ära teeb ja kus inimesed neid tulemusi näevad. Enamus juhtudel, kuna need kogused lihtsalt magneesiumil, mis rakku jõuavad, on nii väiksed, enamus juhtudel on need lisaained, mis seda nii-öelda annavad. Ja kui me vaatamegi siin näiteks... Ja see ei oma tähtsust, kas seal on 3, 4, 5, 6, 7 või 9 erinevat vormi. Magneesium ikkagi on arvutuste järgi väga väike kogus, aga lisaained on need, mis annavad ja toetavad seda nii-öelda kas siis südametööd, kas siis mingid aminohapped, mis seal sees on, nii edasi. Et selles suhtes jah, ma tean, et väga paljud vaatavad alati seda imendumist, aga keegi ei vaata seda soolestiku poolt, ei arvesta, nad ei arvesta seda puhta magneesiumi poolt ja keegi ei arvesta ka seda murdosa sekundi ioonilist efekti. No kui ei tea vaata, siis ei oskagi vaadata, on ju, et siis teie siin tõstategi seda teadlikkust tegelikult. Ise ka täpselt samamoodi ei teadnud ja nüüd tundub see nii loogiline ja arusaadav, miks tavaliste nende magneesiumlisanditega ei ole võimalik ärevust ära saada täielikult, miks mina võtsin 4 aastat magneesiumi lisandeid erinevalt, ikka olid krambid alles ja täpselt seda sama juttu me kuuleme igalt poolt ja esimene asi, mida inimesed ütlevad, kui kasutama ongi krambid kadunud 2-3 päevaga, une kvaliteet tõuseb tohutult, energia esimese kuu lõpus, ajudu kaob ära, nii et selles suhtes jah, et magneesium on ülioluline mineraalaine.
ja nagu ma kuulen, siis see Reemäek lahendab peaaegu kõik need magneesiumi puudusest tulenevad probleemid, mis me siin eespool ka käsitlesime, on ju, et see tehnoloogia pool just on ka hästi oluline, pikoiooniline siis, nagu ma aru saan. Ma arvan, et see pikoiooniline võib-olla ei olegi nii oluline, sest pikoioonilise, ütleme see piko suurusega tooteid on veel, aga mis teevad nende stabiliseeritud joonid on just see, ehk siis nad teevad stabiilseks molekuli, nad ei haara mingeid muid asju ja nad reaalselt jõuavad rakku. Ja meil oli vist ülejärgmise pildi peal ka on välja toodud siis siit veel edasi. Või siis jah, see ei ole praegu see õige pilt, aga kus meil need tooted väljas on, kõik need mineraalained töötavad täpselt sama tehnoloogia peal. Et magneesiumit me juba teame, sellest me oleme täna pikalt rääkinud, mineraalainete kompleks on puhtalt välja töötatud kilpnäärmetööks, kilpnääre korralikult töötaks, aktiviseeruks. Kaalium on magneesiumi parim sõber. Ja mis oli huvitav on see, et kui me vaatame keha olulise hierarhiast, siis tegelikult kaalium on olulisem kui magneesium. Nii et nad on nagu parimad sõbrad, üks aitab ühel paremini imenduda ja töötada ja vastupidi. Siis täna, mis me läbi käime, on ikkagi see tsinkvasega, rauapuudus, meil on see ilukomplektis sees, nahatervis, nii edasi. Ja võib-olla see stabiliseeritud jooni kaltsiumi kõige suurem eriline on see, et kui sa võtad tavalist kaltsiumi, siis see ladestub. Stabiliseeritud joonidega kaltsium ei ladestu sul kehasse. Nii et on juba viidud sellesse vormi, et keha saab lihtsalt imenduda. Ja ma saangi aru, et nagu peabki jälgima, et see kaltsiumi, magneesiumi suhe oleks siis tasakaalus. Ja. Sest kaltsium ikkagi kuidagi mõjutab seda magneesiumi imendumist siis ka või? Ta otseselt ei mõjuta, aga kaltsium on ülioluline mineraalaine. Probleem tekib siis, kui kaltsiumit on rohkem kui magneesiumi. Ehk siis tegelikult see suhe peaks olema 1:1. Ja täna, mida me näeme, siis kaltsiumi tarbitakse 10 korda rohkem kui magneesiumi, 20 korda rohkem ja viimane info, mis mul tuli isegi 31. Aga mis juhtub siis, kui sul kaltsiumit on liiga palju kehas? Kergvererõhk, kalfitseerumine, kõhu kinnisus, sest et magneesium on ainukene mineraalaine, mis suudab kaltsiumit hoida vedelas kujus. Aga kui sul kaltsiumit on rohkem kui magneesiumi, siis kaltsium hakkab kristalliseeruma. Nii et mina arvasin vanasti, et kõhu kinnisus on enamustel kas siis, ma ei tea, liiga vähe vett juudnud, kiudainete puudus, kas on vaja probiootikume või seedensüüme juurde võtta, siis täna ma võin öelda, et 89% tagasida, mis me oleme klientidelt saanud, ikkagi magneesiumi puudus, sest et kui sul on jämesool peaks niimoodi ilusasti lükkama kogu aeg toitu edasi, see peristaatika peaks tööle. Aga kui sul on kaltsiumit hästi palju, siis ta lihtsalt ei liigu enam niimoodi. Ja sealt ka paljudel tekib tegelikult kõhu kinnisus. Jah, sa võid võtta tavalist magneesiumi toidulisandit suuremas koguses, ta lööb kohe sul kõhu lahti, aga kõhu kinnisuse vastu ega eesmärk ei ole kõhtu lahti saada, vaid et soolestik hakkaks korralikult uuesti tööle. Nii et kaltsium on ülioluline, sest kaltsium tõmbab lihaseid kokku ja kaltsium tekitab rakus potentsiaali midagi teha. Ja minu jaoks näiteks hästi huvitav teema selle ärevusega, kuna ma olen ise ka ärevuse klient, ma olen üle 1000 inimese aidanud ärevuse teemadel, siis kui liiga palju kaltsiumit on kehas, ja sul ei ole magneesium, mis reguleeriks kaltsiumi joonkanaleid, ehk siis tema on see valvur, palju kaltsiumit sisse, palju välja tuleb. Ja kui sul on uks lahti ja kogu aeg tuleb kaltsiumit juurde ja tekib kogu aeg mingi pinge, suureneb, lõpuks tekib rakusurm ja päris paljudel tekib ka sealt ärevus. Sest kogu aeg on mingisugune, pinge kasvab, aga sul ei ole magneesiumi. Aga sul ei ole magneesiumi, mis lõdvestaks või siis reguleeriks seda kaltsiumit. Nii et kaltsium on ülioluline, kuid kui seda liiga palju on, siis ta tekitab terviseprobleeme. Ja vaatame jälle näiteks neerukivid või sapikivid, liigne fosfor ja kaltsium. Kui sul oleks piisavas koguses hästi imenduvat magneesiumi, siis sul lihtsalt ei teki neid asju. Kas see kogus, mida inimene tegelikult vajaks ilusti funktsioneerimiseks ja kõik toimiks, kas see on kuidagi seotud kaaluga ka või pigem mitte? Me võiks korra eelmise slaidi peale minna, et väga hea küsimus. See on hästi huvitav, kuidas ma
ma ise algul mõtlesin ka, et see on kuidagi kaaluga seotud, et suurem mees või suurem inimene tarbib rohkem. Ja tead, mis on üllatav, ei ole vahet. Muidugi kui lapsed, aga täiskasvanutel ma näen, et seal ei ole otseselt vahelt. On väga suuri mehi, kes saavad vähem võtta, sest iga ühe inimese nagu see soolestiku eripäev on erinev. Aga selles suhtes jah, et ma ei näe siin väga suurt erinevust, et kui me ikkagi räägime laadimisest, siis need kogused on suured, seal 900 kuni 1200 milligrammi. Ja miks on oluline jõuda laadimiseni või suurte koguste peale? Ehk siis, kui me vaatame see 68 pluss seisundit siin, väga paljuseid magneesiumi puuduse sümptomi sa ei saa ümber pöörata, kui sa ei tarbi rohkem, kui sul keha päevas kulutab. Ja ma tean, et riigi poolt on pandud täiskasvanutel seal 350 kuni 420 milligrammi. Aga mida me täna näeme on see, et puhtalt kui laadimine on lõppenud, mõnel on see 2 kuud, mõnel 4 kuud, mõnel 1,5 aastat, keskmiselt läbi 900 kuni 1200 milligrammi päevas, siis puhtalt hoidmine, et magneesiumi puuduse need sümptomid tagasi ei tuleks, me näeme ikkagi 600 milligrammi päevas. Ja me ikkagi midagi ju toidus saame, see on väga suur kogus. Ja see on nüüd magneesium, mis imendub 100% otse rakku. Ainukene asi täna, mis on võrdväärne Riimägile, on intravenoosne magneesium. Ja see on see, mida saad ainult arsti järelevalvel teha. See ei ole see, et sa lihtsalt avaldad soovi ja tahad minna. Ja ma vaatasin hinna poolest ka, et see intravenoosne magneesium, mida haiglas saab teha, tavaliselt tehakse 1-2 grammi, on ka erijuhtudel, kus tehakse 7 grammi ja see võtab ikkagi aega, et see ei ole nii, et pannakse sisse ja vajutatakse süstalt ja jooksed minema. Ja intravenoosne magneesiumi keskmiselt 1 grammi hind on 50 €. Riimäg 1 grammi ja me rääkisime, vaata, keskmiselt 1 gramm on laadimiseks vaja. Ja Riimägil selle suure pudeli nii-öelda täishinnas tuleb 2,7. Ehk siis ma võingi täna öelda, et intravenoosne magneesium võrdub Riimäg, aga sa saad seda kodus teha. No võt, kõik kuulajad, palun olge tähelepanelikud, täna läheb kogu see komplekt nagu loosi, mis on väärtuses 400 €, üle selle isegi, et võtke sellest osa, saate võtta osa selliselt, et tagite 3 sõpra oma postituse all, seal saate postituse all ja jagate seda enda Facebooki feedil ja loosime välja selle täpselt 2 nädala pärast, nii et ma arvan, et see oleks väga hea boost just kevade algusesse. Eks ole? Aga nüüd, kui inimene ei adu veel väga hästi seda magneesiumi teemat või jääb midagi arusaamatuks, mis me siin täna räägime, siis on teil olemas mingisugune ma ei tea, loeng või mingi raamat, mida nagu saab inimene iseseisvalt siis kuulata kodus ja nagu ennast harida, vaata, et harimine on ju esmatähtis siin, ma saan aru. No ikkagi jälle see sama magneesiumi raamat, see on teaduspõhine, seal on vist üle 660 uuringu kasutatud ja see on nüüd puhtalt tehtud intravenoosne magneesiumi peale uuringud, aga meil on olemas ka 1,5-tunnine hästi põhjalik magneesiumi loeng, et paneme siia podcasti alla ka. Lingi on ju. Ja me saime just ka valmis ärevusest vabaks loengu, ehk siis Elle Kalamäega, hästi tuntud toitumisterapeut ja meditsiiniõde. Ja meil on plaanis veel, et tulevad iluloeng, siis tuleb spordiloeng, tuleb lastele loeng, tuleb siin nii-öelda äriinimestele loeng, kilpnäärme loeng, et lihtsalt pigem jälgida meie neid sotsiaalmeedia kodulehe kanaleid ja ma ütlen, et need loengud tuleb palju, sest tegelikult põhimõtteliselt sellest 68 pluss seisundist võiks igas asjast teha nii-öelda pikema loengu. Eraldi podcasti 2 tunnise. Et siin ma ka ütlengi, et me ei hakka väga süvitsi nendest, et miks meil täna toidus ei ole seda magneesiumi edasi, et see põhiloeng on hästi põhjalik, et kindlasti vaadake see ka läbi, sest see annab nagu puust punaseks ette ja kõik, kes täna seda magneesiumi raamatut on lugenud, päris põnev on. Miks? Sest ta väga lihtsas keeles seletab ära, kuidas need asjad tekivad ja kuidas need asju ka lahendada. Teil on väga vahvaid komplekte, äkki vaatame neid ka, räägime nendest natukene. Et mõned pildid edasi. No see on meie läbi aegade klientide lemmikkombo ja sellepärast me sihukese kirja panimegi. Et no ma ütlen ausalt, et see 3 toodet on nagu suhteliselt kogu tervise alustala. Et nagu sa näed, siis selle ilukomplektil on ka need sees.
ja noh, ma ütlengi, et siin on lihtsalt võtad ühe toote, paned juurde kuskilt, sa saad kohe teise nii-öelda komplekti. Kas seda, kuidas siis kasutada, seda võib panna ka mingi smuuti sisse, jah? Absoluutselt, ja mina näiteks lastele teen jäätis sellega. Nii et, aga Riimäg on siis ikkagi magneesium, Riimait on siis see, mis on kilpnäärme teema, ehk siis kui inimesed endale kilpnäärme raamatu ostavad või alla laevad, siis see on põhimõtteliselt Riimaiti raamat, see on hästi puust ja punaseks kilpnäärme üle alatalitused. See on siis väike pipett, millega siis saab seda manustada. Siin saab manustada kas pipetiga või inimesed, kes on juba läinud laadimise peale, kasutavad võib-olla korki, sest kork on 5 milli, et kuidas keegi ise nii-öelda toimetab ja teeb. Ma ise sain ka vaata need tooted just hiljuti kätte, on ju. Eks mul veits oli nagu, ma tahtsin nagu kõik ilusti ära lugeda, hästi hoolas ja siis nagu veits kartsin nagu, et äkki panen üle 5 milli ja nii edasi, et ma natuke olin siuke ärev veel selles osas. Eks ta siuke alguse asi nii-öelda ole, jah, aga noh, ütleme nii, et juba selle komboga me oleme nii ulme imelugusid kuulnud, nii et ja see oli mina ju alguses, kui ma sain omale selle ärevuse ära ja kõik oma energia tagasi ja unekvaliteet ja krambid, ma tol hetkel C-vitamiini ja Riimaiti kasutanud. Aga see C-vitamiin on tegelikult välja töötatud just selle jaoks ja mis on hästi eriline, on see, et see on täistoidust tehtud. Seda näed väga harva üldse toidulisanite puhul. Aga see C-vitamiin on koos kaaliumiga, nagu me rääkisime, magneesium, kaalium, parimad sõbrad oma vahel. Ja vaata, kui sul on stressiseisund, keha kulutab kõige rohkem C-vitamiini ja magneesiumi. Ehk siis selles juhustest ongi juba puhtalt Riimägi võtmine, teeb väga palju ulme asju, aga need... See lisab veel nii-öelda keelsitordile boostib. Aga see C-vitamiinil on väga hea marjamaitse, osadele, enamusele meeldib, on üksikuid, kellele see ei meeldi, aga ta on tegelikult välja töötud, et kui sa paned vaata neid väga palju erinevaid mineraalaineid kokku, siis ta on ikkagi soolakas maitse. Ja siis see C-vitamiin võtab täielikult selle, siis sa jood nagu marjamaitselist jooki. Nii et, aga ma ütlengi, et me siin varsti mingite teemade juurde lähme, siis põhiliselt siis ma juba räägin ja Triina aitab ka siin kaasa rääkida, et mida need töötavad, aga... Ja kõik need komplektid, millest me täna siis räägime, need siis koodiga ausad naised saab -8% alla ka soodushinnaga komplektidelt, nii et minge uudistama kindlasti. Nii, aga lähme siis edasi. Teil oli veel ärevusest vabaks komplekt. Kas inimesed tõesti saavad siis sealt ärevusest vabaks? Olete saanud tagasidet? No tegelikult meil enamus referentsi alguses, mis saime, olid selle sama klientide lemmikkomboga. Aga kui vaadata nagu niisugust ideaalset komplekti, siis ikkagi see Rieline juurde. Ja Rieline on B-vitamiini kompleks, täistoidust, metüleeritud ja meil on ka raamat sellest tulemas, päris paks. Aga Rieline'i kõige suurem eelis on just see, et B-vitamiin kompleks, närvisüsteemid, aga ta on üks kõige jõhkramaid loodusliku detofikatsioonitooteid, mis ma üldse tean. Ja doktor Caroline Dean töötas ta välja, et saada kõige paremini ravimijäägid välja. Nii et ärevusest vabaks loeng on meil kodulehel olemas, siis ärevusest vabaks raamat, kindlasti tuleb ta ka nii-öelda paberkandjale, aga ütleme niimoodi, et see väga paljud on juba saanud lihtsalt Riimägi võtmisega ärevust kontrolli alla või täiesti ära või vähemaks, aga jah, see on nüüd ideaalne nii-öelda kombo ja väga edukaks muutunud. Nii et meil täna toitumisterapeutidega, kes meie tooteid soovitavad, on ka nagu ulme tagasidet saanud. Aga jälle, sa ei saa ärevust ära, kui sa ei jõua suurte kogusteni, sul on vaja kesknärvisüsteem maha rahustada. Nii et jälle see laadimise osa on üli oluline igal pool. Jah, see on nii huvitav, vaata, mul on siin käinud ka ju erinevaid terapeute ja hingamisterapeute, nemad ka räägivad ju sellest kesknärvisüsteemist läbi hingamise rahustamise, et kui nüüd neid ka kaasata, et kuidas see siis nagu, mis mõjus annaks, et mind täitsa nagu hakkas huvitama. Et... Siin on jälle see sama asi, et meil on tänaseks brändi esindaja Ott Kiivikas, ja tänaseks, ma ütlen, miks ma võib-olla panin natuke puusse selle ärevuse teemaga alguses, sest et kuna ma olen ise üle 1000 inimese saanud aidata biofeedback teraapiaga, võtsime sagedustega ärevust ja paanikat maha ja sealt lõpuks leidsime ka siis toidulisandid, mis suudavad selle kas siis enamusel või siis peaaegu kõigil täiesti maha saada, aga
aga kõik asjad töötavad, see ei ole ainult see, et võtad nüüd neid toidulisandeid ja mitte midagi muud, kui sul ikka toitumine ikka alustala, kui sa ikkagi päevad läbi sööd rämpstoitu, on ju, kogu aeg istud internetis, see mõjutab kõigile nii, aga ma mõtlen, et kui kõik need asjad kokku panna, siis see päris wow-efekti nii-öelda. Sest et ma ütlen, et see juba kolmikkomplekt, mis me just vaatasime, ilma B-vitamiin, juba need lahendavad juba nii palju asju ära. Aga alati ma ütlen ka, et vaadake see magneesiumiloeng üle, lugege raamatud läbi asjad, sest meil on alati see oluline, et inimene teeks selgeks, mida ta suhu pistab, miks ta seda suhu pistab ja hästi oluline, et see ei tekitaks mingit kahju. Nõus. Järgmine oli meil kilpnäärmekomplekt. Ja jälle, kilpnäärme komplekti puhul võib panna jälle C-vitamiini juurde, me jätsime ta hetkel nii-öelda välja ja jälle ma väga soovitan, kellel on kilpnäärme üle alatäitus või Hashimotod või mis iganes nendega, laadige see e-raamat tasuta alla või ostke raamat ja lugege see enne korralikult läbi. Sest ma tean, et mul kohe öeldi, oot, kilpnäärme ületalitusega ei tohi üldse joodi võtta. Küsimus on jälle tehnoloogias ja küsimus on selles, kuidas sa alustad, mitte suurte kogustega, vaid vaikselt. Ja kilpnäärme raamat põhimõtteliselt ongi riimaitse mineraalnete kompleksi raamat. Nii et tänaseks väga häid tagasisideid ja ma olen kindel, et on inimesi, kelle peal võib-olla see ideaalselt ei tööta, sest inimesed on väga erinevad, aga tänaseks väga palju head tagasisidet saanud. Kas on mingeid müüte või mingisuguseid valearusaamasid ka inimestel, mis sa oskad nagu välja tuua üldse nagu kogu nende toidulisandite puhul või siis näiteks kilpnäärme puhul? No ma arvan, et see ongi see, et vaata, mina teadsin ka ju enne, et kilpnääre ja siis jood, aga näiteks see, et tegelikult on vaja, et kilpnääre üldse korralikult aktiviseeruks, sul on vaja 9 mineraalainet. Ja mida me näeme täna, et päris paljudel ärevuse klientidel on kilpnääre paigast ära, on ka kliente, kel kõik korras, aga kui me räägime rasedatest, siis hästi huvitav teema, mis mina näiteks ei teadnud ja ma arvasin, et ma teadsin palju, mis doktor Caroline ütles, et kui naine on rase, siis enamus kilpnäärme hormoone, mis naine toodab, läheb lapsele. Ja nüüd on see koht, kus ma saan aru, vaata, mida öeldakse, et rase peab sööma 2 eest. Ja selle söömise all on mõeldud, et rase peaks saama toitainet 2 inimese eest. Nii et selles suhtes et neid müüte on hästi palju ja näiteks see sama asi, kui me täna D-vitamiinist räägime, siis sealt tuleb üks asi nii-öelda välja. Aga jälle, nagu me näeme, riime ja kriimait on igal pool see alustala ja siis lihtsalt teiste toodetega toetad juurde. Et meil paluti ka aju tervisekomplekt teha. See on jälle riime, kriimait, C-vitamiin, Realine ja siis paneme lihtsalt omega 3 juurde. Et neid kombosid annab palju teha. Spordikombo täpselt samamoodi. Mingid asjad tulevad lihtsalt nii-öelda juurde, aga see kaksik või kolmik jääb ikkagi alati nii-öelda samaks. Ja järgmine ongi ilukomplekt siis meil, et see on siis täna, mis läheb välja, sellest me nüüd juba natukene saime rääkida, mis seal kõik sees on, et võtke siis julgesti osa loosimisest, et jagage saadet enda feedil ja lisage oma 3 sõpra siis saate alla, tagige siis ära, et siis ka nemad kuuleksid kõigest sellest heast informatsioonist, mis me siin tegelikult täna räägime, sest ma ise tunnen, et ma saan kogu aeg juurde informatsiooni, mida ma varem ei teadnud, sest et nagu ma ei ole sellesse niimoodi süübinud. Ma olen ise küll iluvaldkonnast nagu pärit, aga me ikka kuidagi mina olen rohkem ikkagi nende kosmeetikabrändide ja asjade suunal nagu töötanud ja meil naistel ongi tegelikult ju küünte murdumine, punniline näonahk, juuste välja langemine, nagu need põhiteemad on ja minul samuti. Mul oli, kui ma olin 2 aastat nüüd ära, siis mul oli kliimamuutuse tõttu kogu aeg nägu oli kuidagi punniline, vinniline, aga võib-olla oli ka just nimelt toitainete puudus ja nii edasi, et mis sul, Triin, on nagu selliseid muutuseid toonud, et sa rääkisid küll juukse välja langemisest, et sa võid nagu seda veel veits avada, et mis muutusi on need tooted sinu jaoks toonud? Üks viimane geniaalne avastus
on pikotsink ja selle otse nahale määrimine. Mingi hetk avastasin, et mul on otse esine siukseid pisikesi punne täis. Ma mõtlesin, et okei, väga huvitav, et mul alati just, et mul tavaliselt näonahaga probleeme olnud ei ole. Ja mõtlesin, et okei, mis ma teen ja valasin seda natuke vati padjale ja siis kasutasin näovee asemel. Ja ütleme 2-3 päeva ja läinud kõik need punnid. Ja kuna kõik need tooted, pikojoonilised, need imenduvad ju ka läbi naha. Et lisaks sellele, et need punnid ära võtab, siis läbi naha saab ka keha kõik muud kasud kätte. Ma ei tuleks selle pealegi. No võt. Et see on küll nagu et selle riimäägiga ju samamoodi, et kui kuskilt valutab, siis määrida otse nahale. Kuna mul on istuv töö, terve päev istun, siis mul hästi tihti õlavööde läheb pingesse ja hakkab valutama. Ja võtan selle riimäägi, panen käe peale, määrin õlad kokku ja nagu see valu taandub lihtsalt väga kiiresti. See on jälle asi, mida inimesed ennem ei usu, kui ise järgi ei proovi. Mul on perekonna tuttavad, siis ema tuttavad on eakamad inimesed ja siis ma viisin tooteid, siis ma alguses tahtsin igalt poolt nagu tagasidet saada ja siis ma ütlesin ka, et kuule, kas sa tead, et sa saad ka põlvevalud või asjad, et enamus valusid ta võtab ära ja eriti veel mingid närvivalud, vaata, mis sa määrid seal mingi kreemidega 5-7 päeva, siis alati peale mingi nädal kaob ise ära, vahet ei ole, mis sa seal võimled või ei võimle. Ja siis helistad ja küsid umbes 2 nädalat hiljem, et kuidas tooted töötavad. Väga hästi. Ja siis ma küsin, et palju siis magneesiumi võtad? Oota, mis mõttes? Ma pole selleni jõudnud. Aga kus sa tead siis? Aga siis ütlesid märipõlved ja õlad ja kõik kohad valutavad kohad sisse. Ja siis määrisid kohe hakkas tööle. Ma pole... Ja siis nagu, oota, sa 2 nädalat määrinud, aga sa ei ole veel manustama hakanud. Ja ma ütlen, et see on siin on, me võime panna sinna sünnitusjärgse depressiooni komplekti, selleks võib teha depressiooni komplektiks, sest need kõik, need koostused on samad. Ja meie hakkasime tegelikult, me ilumaailmasse tegelikult... ma tahtsingi küsida, kuidas te jõudsite ilumaailma? Me tegelikult üldse ei plaanidki sinna minna, aga kui me see Riimag, Riimait ja C-vitse klientide lemmikkombo tuli turule, siis sealt läks vist mingi 2 kuud möödas ja siis Triin andis teada, kuule, juuste väljalangemine on peatud, siis sõbranna, siis paarid kliendid ja siis hakkas järjest nagu seda tulema. Ja mõtlesin, et okei, juuste väljalangemine peatunud, väga hea, okei, super, aga siis kui juuksurid hakkasid juba helistama, küsime, kuulge, mis värk on, et me nagu klientidele, et juuste väljalangemine on peatunud ja massiliselt beebijuukseid uusi, siuksed kaela peal igal pool, kus pole varem üldse näinud. Ja me jõudsime selle teemaga Juuste Akadeemiasse välja. Ja see oli päris spooky ausalt öeldes, sest nad võtavad sul juukse juurest, tõmbavad välja ja siis nädala täpsusega, millal hakati mineraalainet kasutama. Ma mõtlesin nagu, what? Nad ütlesid selle. Jaa, nädala täpsusega. Ja me olime seal mitme inimesega, isegi minult võeti juukse see, kuskilt siit võeti. Aga mida nad ütlesid, kui ideaalne oli juusse näps, see, kus see nagu juuks välja kasvab. Ja siis meil oli üks teine härrasmees veel, ideaalsed juuksed. Nagu filmist võetud, vaata. Ja siis vaatab ta juukse pealt, on seal mikroskoop, ütleb 80% uusi juukseid tuleb. Nagu, what? Ja tänaseks me oleme lihtsalt nii palju seda tagasidet saanud. Ma usun, et on kindlasti, kellel võib-olla see ei tööta, meieni see info ei ole jõudnud, aga kui sa juba saad seal üle 50-100 referentsi juba, siis siin midagi on. Ja kui me vaatame seda, miks me panime siia ilusad, tugevad juuksed, küüned ja särav nahk? No vaata, see rauapuuduse teema on massiline ja sellest räägitakse hästi palju ja see ongi nagu epideemiline probleem. Aga näiteks, mis oli hästi huvitav, oli see, et küsisime tootjalt seal, kui hakati massiliselt küsima, et miks te stabiliseeritud pikajoonilist rauda ei tooda, et see turg võiks ju meeletult suur. Ja doktor Caroline Dean ütles kohe, et ei. Küsin, miks? Siis ta ütleb, et Ivar, sa pead aru saama, kuidas raku biokeemia käib. Raua lisaks võtmine ei tõsta mitte kunagi rauataset, sul on vaja vaske selleks. Aga kui sa lihtsalt võtad vaske, siis ta tõmbab tsingist tühjaks ja vastupidi. Et sul on vaja toodet, kus on siis tsink koos vasega.
No, mis mul vanaema on öelnud nagu, oi, sul on hemoglobiin madal, võta neid rauatablette ja siis ma olen järanud neid seal täiega, aga nagu ma ei tea, kas nagu ongi see, et ega ma midagi aru ei saanud, kas see toimib või mitte, onju. Et lihtsalt nagu, et nii tehakse ja nii on õige ja nagu. Me oleme täna ämmaemandatelt ja tuuladelt tagasidet saanud, et ja just need, kes vaata kodusünnitus, kui see hemoglobiini tase on madal, ei ole. Ja siis kui Picotsink nagu sisse panna, osad on ka lihtsalt Riimägiga saanud, ma ei tea, mis seal siis nagu täpselt töötab. Ja Picotsink plussiga siis nagu 2-3 nädalaga verenäidud ideaalseks. Et ja kui sa vaatad nagu seda komplekti on ja siis kõik, mis nagu naha peale välja lööb, see on tegelikult ju soolestik ja maksatööd, kas maks suudab toksiine puhastada ja selle jaoks ka see Realine nii-öelda välja töötatud. Ja kusjuures teie materjali lugedes ka nagu ma sain järeldusele, et ilmselt oli ärritunud soolestik või midagi, miks mul nagu mingil hetkel lihtsalt nagu terve nägu oli nagu täiesti punniline ja just siukseid nagu punne nagu, mis on nagu nahaaluselised nagu, et siis pani mõtlema mind, et ja, et ilmselt on nagu see teema. Sest vaata, mis on hästi levinud teema, on ärritunud ja lekkiv sool. Riimaid koos sünergias taastavad täielikult sul soole tervise. Et ja vaata, siin ongi see, et kui me võtame toidulisandid või võtame toitu, kui sul on ärritunud või siis lekkiv sool, on ju, palju sealt üldse nagu kehasse jõuab, on suur küsimus. Ja kui sul on ärritunud või lekkiv sool, siis tavalist magneesiumlisandit, see võib siukse põrgu seal lahti lüüa. Et selles suhtes. Ja kui me vaatame täna seda komplekti, sünnitusjärgse depressiooni komplekt tuleb täpselt sama. Ehk siis see lahendab nii palju asju ära. Ja mis on ju juuksed, kui me lähme selle juuste juurde tagasi? Juuksed on ju mineraalained ja sul ei saa tulla uusi juukseid ja need beebijuukseid samamoodi, kui sul ei ole magneesiumi. See on kõige olulisem mineraalaine seal. Ja mida nad näiteks välismaal juuksurid teevad veel, siuke häkk on, nad panevad need Zingi, Riimägi, Riimaidi kokku pritspudelisse. Ja siis kui juuksed on pestud ja ära kuivatud, siis nad lasevad juuste juurele, hõõruvad seda korralikult sisse ja panevad juuste peale ja nad ei loputa ära, alles võib-olla 2 päeva pärast. Ehk siis kuna need imenduvad ka läbi naha samamoodi, siis sa annad lihtsalt juuste näpsudele kõike seda nii-öelda vajavaid mineraalaineid juurde. Ja nüüd ma saan ka aru, siis me olemegi nagu, mõeldes enda peale, neid igasuguseid seerumeid mudinud endale peale, aga mõtlen, et miks need siis nagu ei too mulle neid uusi juukseid ja kohevaid ja raskeid ja pikki juukseid. Ja vot siin ongi see, mida me näeme, et Triinul tagasiside, tuttavatel tagasiside ongi, et osad inimesed kasutavad neid 2, 3, 4, 500 euroseid ampulle 2-3 kuud. Jah, juuksed lähevad ilusamaks, tugevamaks, aga juuste väljalangemine probleem on ikka jäänud ja uusi juukseid ikkagi tule, sest kui enamus inimesi on tugevas või ülitugevas magneesiumi puuduses ja sa võid neid lisandeid võtta, aga me täna nägime, et see on mikrokogus, mis tegelikult rakku jõuab ja sul on vaja suuri koguseid, et sul juuksed hakkaks massiliselt uuesti kandma. Nii et minul täpselt samamoodi, kui nad vaatasid, uusi neid juuksenääpsi oli hästi-hästi nii-öelda palju. Et ma ütlengi, see on suhteliselt siuke ideaalne nii-öelda kombo ja tsink on ikkagi ülioluline nahatervisel. Ja vaat see sama asi, mis Triin välja tõi, et see on nii uus teema, meil on ainult siin võib-olla 3-4 referentsi veel, aga juba infot jaganud, et ma ootan kõigilt täpselt samamoodi tagasidet, kes nüüd Zingi on võtnud. Et ootame tagasidet selle raua osas, aga teine asi just see, et kas kõikide peal töötab samamoodi, et pesed näo ära, kui sul on punnid Zingiga, siis selle kontsentraadiga õurud näo ära ja praegult need referentsid, mis meil on 1-3 päeva kõik punnid kadunud. Seda eksperimenti peaks isegi proovima. Ja, kindlasti soovitan. Zink on nüüd selles suhtes huvitav toode, et kui sa kõik teised mineraalained võid kokku panna ja selle C-vitamiini puhul zinki tuleb eraldi võtta. Ja täiskõhu peale, sest zinki, kui sa tühja kõhu peale võtad, siis 70% inimesel ta ärritab maolimas kesta. Ja kui sa võtad tühja kõhu peale, siis suht tõenäoliselt tuleb kõik välja. Et selles suhtes ja Triin vist me oleme Ivariga mõlemad selle läbi teinud. Esimest korda võtsin seda tsinki, mõtlesin nii nagu ikka, ma ei tea, enne lõunasööki oli ka vist ja 5 minutit hiljem nagu lihtsalt kõik tuli välja, mul oli nagu terve päev nii paha olla. Ja nüüd kuna tal on tõesti hästi spetsiifiline maitse nendest Riimägist, Riimaidist hoopis erinev ja ta on siuke nagu
paljudele ebameeldiv, siis mina võtan seda niimoodi, et teen smuutit näiteks, panen pool tassi smuutit ja siis seda tsinki ja tõmban ühe lonksuga alla. Ja siis niimoodi on nagu okei. Et muidu tavalise vee sees paljud ei suuda juua seda. Aga kuna ma tean, et on nii vajalik ja nii kasulik, siis ma nagu enda jaoks leidsin sobiva variandi selle smuutiga segamise näol. Sest mis me täna nagu terapeutidelt ja arstidelt tagasi on kuulnud, väga paljudel on vasepuudus. Nüüd ma hakkan aru saama, miks tekib ka raua, see hemoglobiini tase läheb alla. Sest et sul on vaja ju vaske, et toota rauda. Ja ma ütlengi, et see on nagu ka ideaalne spordikomplekt. Ma ütlen nagu, siin võib neid nimesid lihtsalt muuta, aga tooted enam kõik samaks. Aga need muudavad siis reaalselt nagu raku tasandil olevat nagu koostist? Ma arvan, et siin on pigem see, et kui sul on, sul on täna tooted, mis iga milligramm, mis võtab, jõuab 100% rakku. Et sa ei pea isegi vaata, kui sul on vaja võtta midagi 300 milligrammi, sa võtad tableti kujul, sa ei tea, kas see 300 milligrammi jõuab. Kuhu ta jõuab ja kui palju ta jõuab. Aga kui sul on tooted täna, mis ei vaja soolestikku ja see on nii oluline, sest et väga paljudel on soolestik paigast ära. Ja kui sul on äritunud lekkiv, siis palju sealt üldse, palju sealt toitainetki kui toidust kätte saada. Nii et selles suhtes jah, et on ikkagi tänaseks ma ei oska öelda, ma saan ka aru, miks nad ei ole ära patenteerinud seda, sest et siis on kõigil teada see tehnoloogia ja ma ütlen ausalt, et kui ma doktor Caroline Deaniga rääkisin, siis ta ütles, et tegelikult iga nädal käib keegi ukse taga, suured korporatsioonid, ravimitööstused ja nii edasi, kes tahavad seda tehnoloogiat ära osta või siis tahavad osanikuks tulla või siis tahavad white label ja white label on see, et oma brändi toodega sama sisu ja ma pole nii põhikindlat inimest maailmas näinud kui doktor Caroline Dean ja igal pool vastus ei. Et tema soov on inimesi aidata, tema soov on, et inimesed saaksid teadlikuks, terveks ja kehal on selles suhtes imeline võime iseennast tervendada, kui sa annad talle õiged toitained. Ja, sest paljud korporatsioonid on ju, ei anna võib-olla seda infot edasi, mis teie mis teie eesmärk oleks. Ma tean hästi palju tehnoloogiaid, mis on ära ostetud suur korporatsioonide poolt ja need on pandud riiulile lihtsalt seisma. No võt, jah. No siis ongi, jah. Siis on nagu mõistetav, miks selline otsus tehti, et siin nagu kõlab seda, et kõik seespoolt väljapoole, et ilu tegelikult iseenesest käib ka seespoolt väljapoole, et kui me iseendaga oleme harmoonias, siis see ilmub välja ja kui me iseenda kehast tunneme ennast seest nagu hästi, see kirgab välja ka nagu selles mõttes, et siin saab turgutust sellele. Okei. Paljudel naistel on ka, nad vaevlevad kaasa arvatud ka mina valuliku menstruatsiooni käes. Kas mõned kliendid on teil ka selles osas nagu tagasisidet andnud, et see on kuidagi leevenenud või kadunud või? Ja seda tagasisidet on päris palju. Ja magneesium ju lõdvestab ja need krambid, mis tekivad menstruatsiooni ajal, magneesium võtab need ära. Ja siin tuleb jälle, mulle meeldib see nahale määrimine, et võib määrida siis seda kõhtu sellel ajal magneesiumiga, kui on need tugevad krambihood või valulikkus, et see leevendab niipidi ka väga hästi. Ja samamoodi, kui on menstruatsioon, premenstruaalne sündroom, et siis naised on hästi ärevad, neil on siuksed nutuhood, meeleolu kõikumised, magneesium rahustab siis seda närvisüsteemi ja aitab toota serotoniini ehk õnnehormooni, et naised siis oleksid natuke rõõmsamad nende päevade ajal. Et see on ju teada tuntud, et kui naised on vihased, siis küsitakse, et mis on päevad. et magneesium aitab. Aitab seda leevendada. Et mul endal ka, et vahest on niimoodi, et see saab voodist väljagi, sest et nii valus on, nii vastik on olla, et seda pole ammu olnud. Teine suur teema, mida me näeme ja neid referentse on lihtsalt nii palju juba peavalud ja migreenid.
ehk siis jälle seesama asi, et kui sa suudad neid veresoone nii-öelda lõdestada, kesknärvisüsteemi, ja meil on nagu sellised referentsid inimesed, kes on nagu, vaata, pinge, peavalu ja migreen, need on nii erinevad. Üks migreen ikka niimoodi lõhub. Ja siis, kui sa kuuled inimestelt, et nad läinud selle Riimägiga suuremate koguste peale 2 nädalaga saanud ära 20 aasta nagu migreenid, no sealt sa leiad neid tänukirju hästi-hästi nende palju. Ja täpselt samamoodi nagu menstruatsioonivaludel sa võid seda kohta nagu Riimägiga või siis meil on 2 avastamata asja, on see Riimäg lotion ja kreem, aga samamoodi, kui sul on pinge peavalud, siis võtad seda Riimägi kontsentraati või Riimäg lotionit ja siis need meelekohad teed nii-öelda kokku. Jälle väga kiiresti nii-öelda töötab. Minu nii-öelda suguvõsas oli see migreenihood ikkagi väga nagu omane. Ja ma ei tea, kuidas sa siis, mis sa arvad sellest lausest, et see migreen on nagu päritav, et tuleb ühest generatsioonist nagu... Ma ütleks niimoodi, et võib olla midagi geenidega küll, aga geenidel peab aru saama, et see ei ole päritav, vaid sinu see keskkond ja kõik, mida sa tarbid ja nii edasi, see kõik mõjutab. Ehk siis geenid aktiviseerivad keskkonna mõjude peale. Kui sa elad kuskil paalil, ma ei tea, hommikust õhtuni sööd seda kõige paremaid asju, ja melu midagi ei ole, vaata, kuidas inimene siis nii-öelda keha töötab ja kuidas ta ennast tunneb, või siis tuled suur kesklinna, kiirtoidud, kõik asjad, ja siis ütleme, et teab, et see ei ole päritav, see on ikkagi see meie elustiil. Ja elustiil käivitab tegelikult geenid, et kui sul ongi mingisugused päritavad teemad, siis väga palju asju saad ise ära teha. Ehk siis on nii palju uuringuid tehtud näiteks kaksikute peale, et üks elab ühes keskkonnast, teine teistkeskkonnast, üks on, ma ei tea, 40 kilo üle, teine on ideaalses vormis. Sinu elustiil ja harjumused lõpuks panevad need geenid vastavalt nii-öelda tööle. Et mina isiklikult arvan, et väga palju asju ei ole päritav, et küsimus on, kuidas sa nii-öelda oma elus toimetad, kuidas sa sööd, kas teed trenni, kas jälgid, teed vaimseid tervisi teemasid nii edasi, mediteerid, et siin on nii palju asju taga. Aga võib väita siis, et kui meie need nii-öelda meie magneesiumi ja näiteks C-vitamiini varud on täis, siis ei tiku stress nii suuresti meile ligi või kas see oleneb inimesest, kuidas meie närvisüsteemi kui vastuvõtlik me oleme? No stressi puhul on lihtsalt hea teada see, et kui sa oled stressiseisundis, siis keha kasutab kõige rohkem C-vitamiini ja magneesiumi ja need on 2 ainet, mida keha ei suuda ise toota. Ehk siis C-vitamiini on väga hea võtta kogu aeg peale, C-vitamiin on ka väga hea detofikatsiooni, ta aitab väga palju need jääkaineid, mürkaineid, täpselt samamoodi nagu magneesium ja magneesium on kõige parem põletikualande üldse. Ja liigne kaltsium tekitab ka põletikku. Et selles suhtes jah, ma ütlengi, et see C-vitamiini ja vaata C-vitamiinil, miks selle pulber võib-olla on väga hea või siis ka kapslitega on see, et ega keha korraga väga palju ei suuda ju ära ümber töötada, see on vist mingi 150–250 milligrammi korraga. Kui sa võtad rohkem, siis järgmine kord, kui vetsus käid, kõik tuleb välja. Aga kui sa teed selle nagu joogi endal valmis, seal 1-2 liitrit, paned seda kulbiteed C-vitamiini, saad 2000 milligrammit täistoidust C-vitamiini. Ja kui sa võtad seda nii-öelda päeva peale, siis ta hajutab korralikult ära. Ja näiteks, mis siin nagu hästi huvitav, selle ilusate tugevate juuste künte ja särava nahal on kollageen. Ehk siis kollageeni omastamisel ja et keha suudaks ise toota, on 2 asja vaja. On vaja C-vitamiini, ja nüüd on hästi oluline see, et see oleks täistoidust tehtud, sest sünteetiline C-vitamiin keemiliselt rakult lihtsalt niimoodi ei tööta ja teine on magneesium. Ja mul on väga paljud küsinud, ma tean, et paljud võib-olla ei ole väga vaimustuses sellest, et ma natuke propageerin teist asja, et isegi kui meil oleks täna kollagen ka, siis ma ikkagi ütleks sama. Kõige parem kollagen on ikkagi puljong. Keedetud puljong mahekontidest ja mida kauem keedad, seda rohkem sealt saad, kuid kui su kehas ei ole C-vitamiini, täistoidust C-vitamiini ja magneesiumi, siis enamus ei imendu ja te ei lähe selleks nii-öelda vormiks ümber. Et see oli jälle minu jaoks täiesti uus nii-öelda asi. Ma teadsin puljongid, selle ma olen juba aastaid soovitanud ja täna on ju need mahepuljongid igal pool nii-öelda müügil. See on tegelikult kõige parem kollagen. Ja vaata hästi huvitav on ka see, et mis võistleb rakus C-vitamiiniga? Süsivesikud.
kui sul on väga palju süsivesikute rikas toitumine, siis sa võid seda C-vitamiini võtta, aga rakus see süsivesik võidab tema C-vitamiini koha. Ja kas siis tekib selline nagu väsimus, selline... No ütleme niimoodi, et väsimuse puhul see on vaata hästi huvitav. Energiapuudus nagu. Me räägime kogu aeg, et B-vitamiinid, nüüd tuleb kevadväsimus, nii edasi. Kuid tegelikult kõige olulisem asi on seal magneesium. Ehk siis keha toodab rakkudes olevates mitrokondrites, ülipisikesed rakk on juba ülepisike ja siis sa kujutad ette, et raku sees võib olla 1500 kuni 5000 mitokondrit, oleneb, kas ta on ajurakk või siis keha rakk. Ja need väiksed pisikesed, niisugused nagu, ma ei tea, niisugused väiksed, ma ei tea, ovaalsed pallikesed või mis nende kuju on, need toodavad sulle eluenergiat, ehk siis seda ATP energiat, see, et me suudame teha midagi nii edasi. Ja mis oli hästi huvitav nagu avastada, kuna ma olen ju nii palju erinevaid magneesium võtnud, ei ole oma krampidest, ärevusest ja energiapuudusest lahti saanud, siis see nimetatakse selle ATP energiatootmine, kreebitsükkel on siuke asi. Ja meil on loengutes see pilt ka olemas. Ja selle energia tootmisel on 8 keemilist protsessi, millest 6 nõuavad magneesiumit. Ta ei saa lihtsalt seda eluenergiat toota. Ja kuna ma biofeedback aparaadiga seal üle 1000 kliendi võtsid vastu ja väga raskete kliendi, siis mis oli massiline teema endal ju samamoodi? Krooniline väsimus. Ja kui sul on krooniline väsimus, sealt tekib, mis asi? Apaatsus. Sa muutud apaatseks, ei taha kellegi suhelda, sa tahad lihtsalt olla. Siis sa hakkad haarama mida? Süsivesikute järgi. Ja me tegime nii palju neid depressiooni neid teste ja see on minu isiklik arvamus, ma arvan, et 89% nendest klientidest, kellel oli diagnoos depressioon või meie nägime oma testidest, et oli sügavas depressioonis, ma arvan, et tegelikult on energiapuudus. No jah, kui ma mõtlen iseenda peale ka, kui ma olin depressiivses seisundis, siis tegelikult on see, et isegi sul ei tule nagu liikumine, et sa liiguks väljas, ei tule meelde, vaid sa oled nagu ühe koha peale, sa oled nii stuck, sul on nagu nii low energy ja tõepoolest sa, ma ei tea, tellidki endal nagu selle Boltiga foodi või ostadki mingeid kräppi. Ostadki siukest kiirsüsivesikut, sest see annab energiat. Ja ma arvan, et ka täna mina joon ka ikkagi kohvi täna, aga ma joon 1 või 2 tassi hommikul, ma näen, et minule, kui ma siin peale kella 12 võtan, siis läheb päev sassi, sest et kuidagi algul ta annab nagu hästi energiat, ja seda tõmbab ja kohvi viib väga palju magneesiumi välja. Et selles suhtes jah, ma ütlen selle energia tootmise puhul magneesium on kõige olulisem mineraalaine ja kui sul seda kehas lihtsalt ei ole, siis sul seda eluenergiat lihtsalt ei ole. Ja siin ma ütlen ka, et kui sa vaatad täna kodulehel meil need klientide tagasidet, siis väga paljud räägivad sellest, kuidas energiat on juurde tulnud. Kellel on 2 nädalaga, kellel 6 ajaga. Kui mina kunagi alustasin ja võtsin 450 milligrammi, siis ma ei teadnud, et ma võin minna siin isegi 2 grammi peale. Ja siis, kui ma spordiraamatu läbi lugesin ja kogusid tõstsin, siis oli nagu holy crap, keskendumise võime 12 tundi arvuti taga. Jah, sa oled lõpuks väsinud, aga see võimekus oli olemas. Et ma ütlengi, minul võttis vist aasta aega suurtes kogustes, kus ma täna olen samas, kus ma olin 20 aasta energiaga. Ma olen 42. Ja ma arvan, see energiapuudus naistel, noortel emadel, üldse emadel, see on ju massiline. See ju, sa pead 24/7 olema lastel olemas, eriti kui veel beebid, siis need magamata ööd, siis, mis on hästi huvitav näiteks, me oleme hästi palju tänukirju saanud värsketelt emadelt. Jah, see sünnitusjärgne depressioon on hästi nagu omane, mu enda sõbrannadel isegi. No see on jälle see sama ideaalne komplekt, me ei ole lihtsalt sellest teinud seda. Aga näiteks beebide puhul, mida me näeme rasedatel on see, et kui nad hakkavad seda kolmikkomplekti kasutama, ärevust ei ole. Kas sa teadsid, et enamus hirme tekib magneesiumi puudusest? Sealt hakkab see kesknärvisüsteem ketrama endale mingisuguseid asju. Ja mida me näeme näiteks rasedate puhul, et kus on isegi selle 3 komplektiga, lemmikkomplektiga alustanud, ärevus kadunud,
siis hirmud kadunud, sünnitus on kordades kiiremini, rebendeid ei ole, taastumine ülikiire ja kui ema on magneesiumist ja mineraalnetest üle ujutatud, lapsed, beebid magavad kordades paremini. Sest ma ütlen, oleks need asjad olnud siis olemas, kui meil esimene laps tuli. Aasta 7 kuud täiesti magamata. Ja mida me täna näeme, siis naine avastas hea triki, nüüd beebidele. Ideaalis on see, et ema ikkagi laeb ka ennast täis, ta annab rinnapiimaga hästi palju toiti need edasi. Kõige kiirem näide. Beebil määri Riimägi kontsentraat jalgadele enne magaminekut ja südame koha peale. Ja siis see tavaliselt võtab 3-7 päeva aega ja siis sa vaatad, kui palju laps kas ainult ärkab siis selle rinnapiima vajadusele või siis magab korralikult. Ja siukest asja, et nagu öö läbi vähkrevad ja kogu aeg hädaldavad. Mitte hädaldavaid, teadsid, karjuvad ja edasi. Ja kuna see võtab ärevust maha kesknärvisüsteemi, siis ma saan ka aru, meil on nii palju insomnia unetuse referentse. Ja jälle, inimesed, kes on 20-15 aastat põhimõtteliselt nagu kogu aeg insomnega võidelnud, siis 2-3 nädalaga, kui on suuremate kogustused läinud, magavad lihtsalt nagu natid. Meil on täna ka pereterapeudid, kes meil tooteid müüvad ja soovitavad. Ja siis sa näed, sul tuleb perekond sisse, lapsed ka, laialimeneku teema on ju, üritavad seal mingeid asju korda saada, kõik magamata, ärevus, stress, pinged üleval, hirmud on ja siis 2-3 päevaga, kui hakkad võtma, siis tulevad järgmine tagasi, et kõik kogu pere magab nagu natt. Et jälle, ma räägin, see une kvaliteet on ju number 1, et sa võid kõiki muid asju teha, aga kui sa oled nagu magamata, no siis on hommikul tõused üles, midagi aru ei saa, mis toimub, lähed kööki, mõtled, mis ma kööki läksin, lähed veets, mis ma siia tulin, kõnnid kööki tagasi, võt see tuttav tunne, vaata. Ja siis ongi see, et ma arvan, et selle energiapuudusega ka on tekkinud see massiline kohvi tarbimine. Just, mina ei olnud üldse kohvijooja, ma lõpetasin kohvijoomise siis, kui mul oligi ärevus ja siis mul läks ärevuse tase nagu vähemaks, ta oli ikka kehas, aga siis, kui ma ära lõpetasin, siis ma ei vajanudki teda enam ja ma olin tee peal üsna kaua ja nüüd, kui ma olin seal Austraalias ja Uus-Meremaal, siis seal on see kohvikultuur nii suur, et siis kuidagi hakkas jälle külge ja hakkasid nagu jooma ja jälle harjutasid oma keha nagu sellega, et nüüd, kui ma olen joonud, siis ma ei olegi mingit ärevust tundnud, sest keha on juba nagu mingi harjumuse saanud, on ju. Aga jaa, meil on tõesti massiline kohvi joomine, kui sa niimoodi mainid. See ongi üle maailma ja ärevuse kliendid tegelikult ei tohiks üldse kohvi juua. Et kui häda pärast, siis kofeiinivaba kohvi on ju, aga mida me näeme ikkagi see, et on inimesi, kes joovad maitse pärast, kuid väga paljud ikkagi joovad selle pärast, et lihtsalt liikuma saada. Ja siis ongi, kohvi viib jälle räigelt magneesiumi välja ja kui sul magneesiumi ei ole kehas piisavalt, siis keha ei suuda seda energiat toota. Ja siis oledki siuke sunnud ring. Kohvi ja õhtul ka kohvi veel. Ja siis kasutad seda reemägi. Aga siis sa töötad vastu ju tegelikult. Aga mis on hästi huvitav on see, et kui inimesed on laadimise peale bänd, siis väga paljud inimesed, mina kaasa arvatud, 2-3 kuul ütlevad, nad ei taha kohvi enam juua, sest energiat on nii palju. No võt, nagu. Jah. Et see töötate nagu sellega. Ma kuskilt lugesin, et tegelikult magneesium aitab ka tegelikult naistel rasestuda, ehk siis nagu tegelikult võib ju öelda, et need tooted loovad uusi beebisid. Ja meil on juba... Tegelete tegelikult väga suure ülla eesmärgiga. Et selles suhtes jah, et meeste ja naiste viljatus on otseselt ka magneesiumiga seotud ja see naiste terviseraamatus väga hästi toob selle nii-öelda välja. Ja siin jah? Ja, et seda siis on võimalik saada 5 euriga, veel kordan üle, sooduskoodiga naine saate 22 euri alla, ehk siis 5 euriga. Täna ka paar referentsi selle rasestumise osas olemas, nii et ei väga lahe. Jaa, et selliseid asju nagu see on uus elu, uue elu loomine, et nagu, et sellele aitate kaasa, et see on nagu vau. Aga kui tulla korraks ja sa mainisid neid jalakrampe ka, siis minul oli samamoodi, et ega ma Austraalias viibides väga nagu magneesiumit ei tarvitanud ja mul olid väga nagu intensiivsed trennid ja õhtuti tundsin mu keha on hästi nagu stiff ja öösiti hakkasid siis ka need esimesed krambid pihta, mida mul tegelikult ei olnud ikka tükk aega, ma ei olnud kogenud, aga need on ikkagi vastikult nagu, väga vastikud nagu, et
et võib-olla natukene ava veel seda krambi kohta, et me võib-olla, et on ju olemas tegelikult neid igasuguseid määrdeid ka, et kas need ka aitaksid, kui ma panen neid nagu sa mõtled, et magneesiumi mingeid roll-onne asja. Ma küsin niipidi vastu enda kogemuse olemusega. Oled määrinud, oled saanud ära või? Ei. Jah. Et siin ongi jälle selle tehnoloogia küsimus, et kui me teame, et need ka magneesiumi toidulisandid, mis soolestikku peavad läbima, et isegi sealt sa ei saa kramp ära, siis kuidas peale määrimine on aidanud. Et doktor Caroline Dean soovitab ka neid jalavanni asju teha ja soovitab ka magneesiumoksiidi võtta, kui sul on väga tugev kõhukinnisus. Et aga meil selle järgmisel pildi peal on tegelikult suht avastamata pärlid ja sa võid võtta Riimägi kontsentraati, aga osadel on ikkagi see, et sa pead kas siis, ma ei tea, kas kookosrasva või mingi kreemiga seda segama, et ta natukene, kui inimesel on tundlik nahk, siis ta võib natukene selliseks kipitama nii-öelda hakata. Mina näiteks ei tunne mitte midagi, aga need on 2 täiesti avastamata pärne ja ma arvan, see Riimäg Lotion Plus. Seal on Riimäg sees, seal on igasugused, ma ei tea, hobuse rasvadest kuni ja Riimäg Lotioniga täiesti nagu mul on nii kahju, et ma ei teinud pilti, mul oli isa, oli haiglas ja ta oli teoreetikumide peal ehk siis veeeraldajatel ja siis ongi see, et inimene tõmbab kokku, külmaks muutub, tekivad need, nahk läheb hästi tugevaks, jäigaks ja tal olid jalad olid niimoodi, vaata nagu see, ma ei tea, Aafrika jõgi, mis on ära kuivanud, vaata need praod seal. Tal oli samamoodi need mikropraod ja need kõik valged. Ja siis mõtlesin, kas ma teen pildi või ei tee, mõtlesin, okei, ma ei tee siis, on ju, et lihtsalt. Ja siis mõtlesin, panin ülivähe seda Riimäg Lotionit, panin ühe suraka, on ju, ja tegin tal siis nagu jalad kokku, siis ma sain kohe aru, et seda oli liiga palju, seda kulub ülivähe. Ja siis õõrud ja siis vaatad nagu, mis asja nagu hõõrumise käigul juba need praod kõik kadusid ära. 10 minutit hiljem, tal oli vaata kand ka veel, need kannad on hästi pragulised ja tugevad. 10 minutit hiljem läksin vaatama, ülipehmed, mõtlesin nagu wow. Ja nüüd massöörid on selle toote avastanud. Ja sa kujutad ette, kui sul on toode, mis võtab närvivalud ja pinged maha, ja siis ta teeb naha üli pehmeks, aga sul tuleb klient, kes on ülipinges. Esimeses faasis, mida need massöörid tegid, olid see, et nad pritsisid pritspudeliga seda Riimägi peale. Aga ikkagi mõnel on tundlik lahk nii edasi. Ja siis, kui nad avastasid seda Riimäg Lotioni, siis sa kujutad, et istud seal või lamad seal ja siis ta mudib sind kõik ära. Ja siis sul on selline toode, mis teeb naha ülipehmeks, aga see lõdvestab kõik pinged maha. Mis sa arvad, kas need kliendid on uuesti tagasi tulnud või ei ole? No ikka on, jah. Et Riimäg Lotion sobib siis nii-öelda üle keha ja Riimäg Balm on tegelikult siis nii-öelda nagu keha peale. Aga ütleme jälle, spordis vaatame Riimäg Lotionit, me just saime siin mitmel inimesel tagasi, et ta ei võtnud Riimägi enne, ta lihtsalt tahtis näha, kas ta saab nendest jalakrampidest lahti, mis seal öösel on. Pani Riimäg Lotionit peale, et see nagu holy crap. Kohe olid kadunud. Aha, et see nagu määrde aitab siis. Ja. Aga ikkagi alati, et üks asi on pinna peal, aga jälle, nagu sa ütlesid, ilu hakkab seest poolt ja kõik need toitained. Aga lihtsalt jälle ma ütleks 2 täiesti avastamata nii-öelda pärli. Et kui sa ei taha seda kontsentraati peale panna, siis ma arvan, see Riimäg Lotion, naha peale igale poole on üks parimaid lahendusi. Jaa, vot. Väga hea teadmine nüüd. Minu meelest, kui ma kuulen ümber ringi, siis mulle tundub, et iga eestlane on ühe korra nagu läbi põlenud. Et ma ei tea, millist mõju magneesium selles mängib sinu arvates? No jälle ma arvan, üks kõige olulisemaid mineraalaineid. Läbi põlemine on tegelikult ju... Sest me tegelikult seostame seda ju tegelikult liigse ületöötamisega. Me ei seosta seda mingi magneesiumiga ju. Eks seal ole väga palju muid asju ka, et kui sa teed kogu aeg tööd, mis sind tõmbab energiast tühjaks, sa põled lõpuks läbi, et see peab nagu tasakaalus olema. Aga kui sul ikkagi kesknärvisüsteem ja nüüd neerub, magneesium on kõige parem mineraal, mis kaitseb neerupealseid. Ja kui sa kogu aeg oled võitle ja põgene seisundis, siis neerupealsetele sa annad kogu aeg piitse, et toota rohkem adrenaliini. Ilma adrenaliinita me ei suuda silmiga pilgutada. Aga kui see piitsutamine käib kogu aeg ja mis kõige rohkem piitsutab neerupealseid? Kohvi.
saad aru jälle, ja ta viib magneesiumit jälle tühjaks. Et eks siin läbi põlemisel on ka vaimseid ja füüsilisi kõiki asju, aga ma ütlen ka jälle, me jõuame täpselt samamoodi jälle selle kolmikkomplekti juurde. Et kui sa oled läbi põlenud, kilpnäär ei tööta korralikult. Kui sa oled kogu aeg võitle põgenes, seedimine ei tööta. Sest et kui sa oled võitle põgenes, siis kogu verevarustus seedimisest läheb lihastesse, sest et kui sul on vaja, ma ei tea, lõvi eest või kurja koera eest ära joosta, siis keha küll selle mõtte, kuule, võta nüüd rahulikult, seedime korralikult seda asja siin, et on väga heaks toeks, kuid ikkagi läbi põlemise puhul, kui sa ikkagi endal aega ei võta ka, ja sa teed kogu aeg asju, mis sul tõmbavad energiast tühjaks. Mõnikord ka on mõned inimesed, kes, ma ei tea, istuvad ohvri rollis, räägivad ja siis veerand tundi räägib või 5 minutit, sa täiesti kottis omadega, sa ei suuda sealt nagu midagi nii-öelda teha. Et jah, ta on väga hea toetaja, kuid ise peab ka ikkagi tegelema. Ma ütlen näiteks läbipõlemise ja depressiooni puhul, sa ei saa öelda sügavas depressioonis inimesele, et mine jookse nüüd 10 kilomeetrit, aga kui see võimalus oleks, siis palun, mine jookse iga päev 5 või 10 kilomeetrit ja vaatame 6 aja pärast uuesti, kas sul on depressioon või ei ole. See füüsiline liikumine on nii oluline lihtsalt, et sellest ei saa nagu üle ja ümber. Nõus, et kogu nagu see tervikuga tuleb tegeleda. Minul oli situatsioon Austraalias, kus mul sõbral tekkisid nagu tal oli juba varasemalt tendents neerukivideks ja siis tal tekkis neerukivi ja me pidime haiglasse seda viima, et mul oli nagu tõeliselt valus vaadata, kuidas keegi on nagu valudes, peab kannatama. Et kui inimene teab, et tal on tendents nende tekkeks, kuidas seda nagu ennetada või miks need üldse nagu tekivad? No neerukivid on tegelikult liigse kaltsiumi ja fosfori kombinatsioon ja tagajärg. Ja nagu me enne rääkisimegi ja siin sapikivid täpselt samamoodi. Mõlemad töötavad täpselt sama mehhanismi järgi. Ja kuna me ennem rääkisime, et magneesium on ainukene mineraalaine, mis suudab kaltsiumit vedelas olekus hoida, siis siin ongi see, miks ja ma ütlengi, et ma uurisin hästi põhjalikult, et kas on ka mingid teisi lahendusi või ravimeid ja mis ma leidsin siis oli mingi väga kallis ravim vedelal kujul ja sa pidid 6 kuud võtma, aga mul emaga me oleme 2 või 3 korda käinud neerukivide pärast haiglas ja see on nii meeletud valud, et mis 6 kuust me siin räägime, et see valu on lihtsalt nii meeletu, et sa leiad mingi muu lahenduse nagu ja täna, mis me näeme, ongi see, et kui sa saad 100% imendavat magneesiumi ja sa võtad seda laadimiskuur, siis ta hakkab seda kristalliseerumist lahustama. Ja mida me näeme täna on see, et 1200 milligrammi, 2-3 nädalat kõik neerusapikivid on läinud. Aga jah, muidugi alguses sa pead alkama rahulikult, manustamisjuhend alati kaasas, aga kui sa võtad igapäevaselt näiteks Riimäegi, ja võtad nagu mõistlikult kogused, rohkem kui keha tarbib, või siis seal ütleme, kui sa oled sinna stabiliseerimise peale läinud või selle hoidmise, siis sul ei tekigi neid. Et jälle, kõrgvererõhk jälle, liigne kaltsium. Ja kui me vaatasime nüüd toitumisterapeutiga viimaseid neid juhiseid riigi poolt, igal pool on pandud kaltsium, mitte kuskil ei ole magneesiumist räägitud. Ja kui me vaatame täna ju menüüsid ja poes, lähed ostad mingid, jälle lisatud kaltsium. Aga kuidas ostad proos tekib? Liigsest kaltsiumist, sest magneesium ei ole. Ehk siis jälle hästi huvitavad teemad. Ja peab tasakaalus olema ikkagi, jah? Jah, väga hästi öeldud, et kõik peabki tegelikult tasakaalus olema. Jah, aga seda jälgida enda kehas ongi nagu keeruline, aga see on kõik tehtav, kui me oleme nagu järjepidevad ja nagu kõikide eluvaldkondadega tegeleme ja siis tekibki tervik olemine, No seda on selles mõttes hea teada siis, et niimoodi järjepidev reemägi kasutamine aitaks siis tõesti nagu neid neerukive siis nagu leevendada, et minule meeldib alati ennetada asju. Et see on minu aga ennetamisega teha inimestele asjade selgeks on päris raske, et mõnikord inimene peab seal valu kuskilt või mingi tervisevalu läbi käima ja siis nad tavaliselt hakkavad uurima. Uurima, ja. Ja meie eestlased oleme harjunud väga palju võtma ka D-vitamiini.
või pole ju päikest väga palju ja siis mina olen ka võtnud väga suurtes kogustes, et mida see teeb nagu magneesiumi tasemega meie kehas? Väga hea küsimus, et mina olin vanasti ka see, kes suuri koguseid D-vitamiini võttis, sest ma sain esimest korda, kui ma kunagi esimene toidulisand, mis ma kunagi üldse võtsin, oli D3 vitamiin, ma sain siukse poweri sealt sisse, et ma nagu, mul oli nagu holy crap. Aga mis on huvitav, mis nüüd täna on nagu välja tulnud, on see, et vaata, energia puhul oli hästi huvitav, kui sul on magneesiumi, keha suudab energiat toota ja kui sul ei ole magneesiumi, siis ta lihtsalt ei suuda. Aga mis on hästi huvitav oli see, ja selle energia tootmisel oli seal kreebitsüklis siis 8 etapist 6 nõudsid magneesiumi. Aga D-vitamiini ümber konverteerimisel biokeemiliselt, et keha suudaks seda nii-öelda omastada, olenemata, kas see on siis toidulisandina või päikesest, siis seal on 13 etappi, mis nõuavad 8 nendest nõuavad magneesiumi. Ja kui energia puhul, kui sul on, siis ei ole energiat on magneesiumiga, aga D-vitamiin lihtsalt võtab sut kuskilt selle, sest vastasel juhul ta ei tööta ja D-vitamiin on ülioluline hormoon, üks kõige olulisemaid. Ja mida me täna näeme on see, et see tegelikult ei tohiks, ütleme, ideaalne oleks ikkagi 2000 kuni 4000 iiut päevas, mitte nii nagu mina siin panin 20, 30, 40 000. Ja mis on hästi huvitav on see, et meil on päris mitu klienti, algul me ehmatasime ära, klient, kellel oli 17 või 20 sukest erinevat magneesiumi puuduse sümptomit ja siis 4-5 kuuga laadimisega sai kõik ära ja siis järsku helistab, võtab ühendust, et kuule, kõik magneesiumi puuduse sümptomid tagasi tulnud. Mul algul tõmbas ikka nii kaamaks, mõtlesin nagu, mis toimub. Ja siis, kui tootjaga rääkisin, siis esimene küsimus oli neil, palju ta D-vitamiini on võtnud? Siis ma mõtlesin, mis seal siis taga on. Ja siis tuligi see välja, et D-vitamiin lihtsalt võtab magneesiumi ja kui sa võtad suuri koguseid, siis ta tõmbab sind magneesiumist tühjaks. Ehk siis see ongi see, et kui sa võtad D-vitamiini, võtta alati D3K2, muidu sulle pool K2 on hästi oluline, et luudesse kaltsiumi kõik asjad jõuaks, aga võta ka alati Riimägi juurde koos D-vitamiiniga. Et tänaseks on hästi huvitav näha, et inimestel lihtsalt magneesiumi Riimägi võtmisega D-vitamiini tase hästi kiiresti paika läinud. Nii et nendel, kellele võtavad siin D-vitamiini, aga ei saa seda D-vitamiini taset üles, siis pane lihtsalt Riimägi juurde 5 D-vitamiini kogus 2-4 tuhande iuuni päevas, mitte rohkem. Ja sa võid ka üle päeva võtta ja sa näed, kui kiiresti D-vitamiini tase tõuseb. Kas teil on ka D-vitamiin? Meil on ka olemas D3K2 ja seal on veel pandud see odraseemne pulber veel sisse, mis on üks kõige paremaid, see on fermenteeritud odraseemne pulber ja siin C-vitamiinis on ka see sees ja see on üks põhiasju, mis aitab sul energiat toota, sest see on kõige parem süsivesik otserakule. Jah, seal C-vitamiinil, kui teed selle vee valmis, siis siuke valge kiht ladestub sinna põhja, et alati see ka ära juua, sest see ongi see odraseemne pulber, et ülikasulik ja vajalik. Et iga kord, kui ma teen iga hommik endale selle vee valmis ja iga kord, kui ma valan klaasi, ma segan ära, et see odraseemne pulber ka sinna sisse saada. C-vitamiinile meil tuli uus partii peale ja kohe hakati massiliselt kirjutama ja helistama, et kuule, et koostis on muutunud, maitse on muutunud. Mis on vahe nüüd täistoidul tehtud toidulisanditest ongi see, et vaata, iga aasta, kui sa teed õunamahla ühe sama puu pealt, iga aasta maitse erinev. Täpselt sama on täistoidust, et nad võtavad reaalse toidu, külmfermenteering tehnoloogiaga võtavad selle välja ja näiteks vahepeal meil ei olnud seda Rieline B-vitamiini hästi pikalt ja keegi ostis, mingid müügid läksid rohkem käima teistes riikides ja nad teevad hooajati. See ei ole see, et sa saad, vaata, siis kui mingisugused asjad valmid, et nad ei tee neid komponente kuskil valmis, hoiavad aasta riiulil ja siis teevad sellest toote, vaid saadki hooajati ainult osta neid. Mis on selles suhtes hea, sest et siis on selle maksimaalne potentsiaal olemas. Aga ma ütlengi, et tegelikult täistoidust toidulisandeid on, see on tuletikuga leiad. Neid on tõsiselt vähe. Ja mida ka väga paljud ei tea, näiteks B12 vitamiini
enamus B12 vitamiini toodetakse, mis on see reovee jäätmejaamade ühest toksiinist. Et täpselt sama asi, et vaata meil täna soovitatakse, vaata kui targad meil kliendid on, see B-vitamiin, aga meil näiteks B-vitamiini kompleksil, seal on, ühesõnaga, nii kui me tulime Realine'i B-vitamiini kompleksiga välja, meil on nii targad kliendid, helistasid mitu tükki kohe ühel samal nädalal. Ma ei usu elu sees, et Dr. Caroline Dean on pannud B-vitamiini kompleksi foolhappe. Ja siis nad olid võtnud selle etiketi, eestikeelse etiketi maha ja ütlesid, näe, aga ongi folaadid, mitte foolhappe. Ehk siis üks on looduslik, teine on sünteetiline ja päris paljud rasedad ei tohiks üldse foolhappet võtta. See võib tekitada tüsistusi. Väga paljud ei tea seda. Ehk siis me jõuame jälle sinna tagasi, et mida looduslikum ja täistoidust asjad on tehtud, seda paremini keha võtab need kõik asjad vastu ja seda paremini need töötavad. Vau, seda üldse ei teadnud. Okei. Kas sellest raseduse teemast on ka siin raamatus? Jaa, no see on võtnud tegelikult kõik sünnist surmani. Ja minu jaoks just hästi huvitav teema, ma ütlen ausalt, et ma olen kõigile öelnud, et mehed niisama võib-olla ei peaks seda lagi lugema, aga kui sul on tütar, siis, või kui sa plaanid last saada, see on must be raamat. Ja mis mind näiteks väga huvitas seal, ma teadsin seda varem, aga see tõi väga hästi välja, kui noortel liiga vara hakkavad hormoonid tööle. Ehk siis me räägime ikkagi kaalust. Kui sul on 40 kilo üle, ehk siis on rasvunud laps, siis sul hakkavad hormoonid varem tööle. Ja eriti, kui me vaatame puberteedi eas, et miks on nii oluline näiteks ka seda, et lastele piirata kõike seda valget suhkrut ja magusat, et lapsel tekivad rasvarakud ja siis ta oli vist 14-15 aastani. Et kui sa sinna maani suudad nagu kehaga hoida paigas, siis ei teki sealt enam juurde rasvarakke. Aga kui sul see puberteedi idea läheb nagu lappesse, vaata praegu igal pool Coca-Cola, seda asju, sa vaatad, koolis on juba need vending machine'id, kus saad kõik asju ja siis on pirukaid igal pool müüakse. Et see esimene 15 aastat on hästi oluline, aga tüdrukute puhul nii kui sa lähed üle 40 kilo, mida on tegelikult massiliselt, sul läheb puberteet tööle juba varasemalt, kui see tegelikult peaks minema. Et jälle siuke hästi... Jälle nagu, et võib-olla sellepärast mul hakkaski puberteet varem, on ju. Et nagu siuke teadmine, okei. No mina nüüd tulin ka nüüd Eestisse, on ju, ja nüüd mõtlengi, et tahaks hakata kaalust alla võtma. Et kas on midagi, mis aitaks? Of course, seal on toitumine ja trenn, on ju, need me teame, on ju, kas mõni teie toode aitab sellele nagu kaasa, isegi kui ma olen nagu saavutanud oma vastava kaalu, siis seda hoida on veidi olnud raske minu jaoks. Et kas on mõni toode, mis aitab sellele? No, ma ütlen, kuna me oleme seedensüümide teadlikkuse testid Eestis olnud siin 6 aastat, siis alati väga head kvaliteetsed seedensüümid aitavad, sest sa saad rohkem toita neid toidust kätte. Kuid miks meie lõpetasime seedensüümide müügi ära, oli just sellepärast, et eetika ei luba nagu 2 asja koos müüa. Ja kui me teame täna, et seedensüümid on kõige olulisemad, et sa saad rohkem toitekotte, aga kui sul on 2 toodet, riimekriimait, mis taastavad nii-öelda sünergias koos maohappe. Enamus inimestel on stressist või elustiilist või toitumisest on madal maohappe. Ja kui sul on madal maohappe, siis keha ei anna üldse pankreasele signaali toota korralikult seedensüüme. Teine asi on see, kui sa oled stressiseisundis, võitle ja põgene, sa võid kõike teha ideaalselt, trenniske ja süüa kõike nagu mahedad kõike. Kui sa oled stressiseisundis, siis keha võib ka mõnel nii-öelda sööd vett, kaal tuleb lihtsalt juurde. Miks on oluline saada see ärevus ja stress ka maha? Aga täna, mis meil oligi hästi huvitav, kui meil oli ennem üks teine bränd, seedensüümide bränd, ja kui RNA tuli sisse, siis poole aasta jooksul hakkasid inimesed helistama ja küsima, et kuna tooted ikkagi natuke kõrgema hinnaga kui teised, tänu kvaliteedile asjadele, siis nad ütlesid, et huvitav, ma saan süüa toite, mis ennem tegid puhituse kaasa, ma pidin võtma seedensüüme. Enam seda probleemi ei ole. Ja siis ma hakkasin Dr. Caroline Deanilt uurima, mis värk on. Seedensüümide tootlikkus ja magneesium on otseselt seoses. Ja kui sa maahappe tasakaalustad, siis sa saad süüa neid toite, mis sul varasemalt tegid puhituse kaasa, ei tule. Ja näiteks mina sain histamiini talumatus ära. Täna öeldakse, et siin ei ole head lahendust.
ja tead, mis histamiini talumatus aitab ära neutraliseerida või? C-vitamiin, see peab olema täis toidust ja magneesiumi juurde. Ehk siis ma vanasti sõin sealiha, siis ma olin siruli lihtsalt sõna otseses mõttes. Öö läbi magamata, higistad, hommikul krooksud, vaata, jumala kehva olla, histamiin. Ja teised histamiini asju ma ei saanud ka süüa. Täna ma võin rahulikult süüa. Et selles suhtes hästi huvitav jälle. Et ma ütlengi, et nende doktor Caroline raamatutest loed ja siis nagu väga palju asju keeravad pea peale. Ja lihtsalt pea plahvatab niimoodi. Aga siis magneesium mängib päris olulist rolli ka kõhu kinnisuse puhul. Absoluutselt, et see sama asi, mis me enne rääkisime, et sa võid võtta magneesiumi toidulisandeid, mis lähevad soolestikku, võtad suurema koguse, tõmbab alati seal kõhu lahti, aga eesmärk ei ole ju kõhu kinnisusest minna kõhu lahtisuse peale. Eesmärk on, et soolestik töötaks korralikult ja me jõuame jälle sinna liigse kaltsiumi juurde. Ehk siis, kui sul on väga palju insulte, infarkte, tekib täpselt samamoodi liigsest kaltsiumist, sest et mikroveresooned ja veresooned on jäigad. Ja kui see väike trombike, see mikrotromb sinna tekib, aga sooltel või sellel veenidel ja veresoontel ei ole elastsust, kus ta siis läheb, ta jääbki sinna kinni. Aga nagu ma enne ütlesin ka, et ma näen tänase seisuga, kuna seedensüümid lahendasid enamusel klientidel kõhu kinnisuse probleemi ära, kuna nad aitavad toksiine kõik asju välja viia, aga kui sa saad oma seedensüümid paika ja kui sa saad liigsest kaltsiumist kehast lahti, et siis see magneesium hoiaks tal vedelal kujul, siis su see soole peristaatika hakkab korralikult tööle ja lükkab toitu korralikult edasi ja ongi enamusel tegelikult sealt see kõhukinnisus. No vot siis, mulle meeldis su see käeliigutus. See soolestik käib niimoodi, kui sa oled videot näinud, vaata, siis see on otseses mõttes nagu uss, aga ta lükkab nagu toitu vaikselt edasi. Aga kui see uss ei ole enam elastne, vaata, siis kuidas ta seal nagu toimetab? Okei, mul hakkab vaikselt küsimused otsa saama. Kas on midagi, mida ma ei küsinud, aga sa tahaksid, et me võtaks veel lahti mingi teema? No ma kindlasti selles suhtes, et me täna oleme jõudnud sinna maale, et kui keegi soovib edasi müüaks või mingit koostööd teha, et siis alati kirjutage meile otse, et võtke kodulehelt nende kontakt ja ma kindlasti soovitan, et lihtsalt jälgida meid, et meil tuleb neid raamatuid kogu aeg juurde, loengud tuleb uusi kodulehele, ja ma alati palun ka, et inimesed, eestlased on nii tagasihoidlikud. Palun andke oma tagasisidet ka, tulge pange kodulehele, igaüks, kes paneb pildi ja tagasiside, saab järgmise ostuga 10 eurot soodsamalt, et meil on hästi palju referentse, aga inimesed võiksid veel jagada nii-öelda. Ja ma veel nagu hakkan tunnetama seda tagasihoidlikkust, ma veel ei ole saanud päris siia nii-öelda setlitud, aga varsti ilmselt on veits võõras, sest et ma olen ise nagu olnud väga outgoing ja mu ümber on väga nagu sellised outgoing inimesed olnud. Kas on teil mingid tulevikuplaanid ka? Mingid visioonid? Tegelikult meil on juba välja tulnud, meie ei ole lihtsalt Eestis välja tulnud, on loomadele kõik tooted olemas. Sest ega loomadel on täpselt samamoodi, on need ärevused, hirmud ja nii edasi. Ja nüüd tehas sai ka NSF-sertifikaadi. See on üks kõige karmimaid ja kallimaid järelkontrolle üldse toidulisandite maailmas. Ja meil tulevad ka spordi NSF-sertifikaadid, mis on ropult kallid. Aga see on otse tee Eesti olümpiavõistlejate nii-öelda juurde. Aga tulevikuplaanid, ega siin lihtsalt tõsta teadlikkust, tõlkida rohkem raamatuid, rohkem loenguid, rohkem podcast, et selles suhtes, et võib-olla tulevad ka mingid konverentsid või nii-öelda asjad, aga jah, selles suhtes, et täna me ju tegelikult teame, et magneesium on kõige enam teatud toidulisand, kõige enam müüdud toidulisand. Lihtsalt meil on väga palju tööd vahepeal ära teha, et inimestele, sest ega vaata väga paljud ju ei tea, mida magneesium kõik suudab teha, ongi ainult krambid, võib-olla siis natuke stressi vähendab ja natuke ärevust, et see on nagu, see olid ka minu teadmised vanasti. No just, jah, minu teadmine ka, et lihtsalt lihaskrampide vastu ja aitab võib-olla magada, et aga nii detailselt ma kindlasti ei teadnud, et selles mõttes teete üllast tööd, et jagada seda informatsiooni nagu teiste inimestega ka.
aga mida teie teete peale magneesiumi tarbimise, kuidas teie hoiate ennast tervena? Minu jaoks algab see heaoluring heast unest, et kui on hea uni, siis ma jaksan hommikul näiteks minna jalutama. Kui ma jalutan, siis on terve ülejäänud päev hea olla. Et jah, minul algab kõik heast unest. Kui uni on hea, siis on väga hea. Just. No, ma ütleks ka, et see kõik muu võib olla tagurpidi elus, aga kui su une saad nagu paika, ja siin on jälle sama see insomnia teema, et täna ma võin küll julgelt öelda välja, sest meil on neid referentse lihtsalt nii räigelt palju. Kui sul on unetus või insomnia, kas sa siis võtad liiga vähe magneesiumi või sa võtad lihtsalt vale magneesiumi. Aga mis ma veel juurde, nii palju kui pere kõrvalt ja laste kõrvalt jõuab trenni teha, aga ma arvan ka see enesele aja võtmine, ennast esikohale panek, et õppida ei ütlema, et see ei ole kogu aeg kõigile kättesaadav ja muidugi toidulaud, et toidulisandid on head ja toetavad ja ma arvan, et tänapäeval nagu suhteliselt hädavajalikud juurde võtta, sest toidu kvaliteet on nagu on, aga me ei saa üle ega ümber sellest kvaliteetsest toidust. Et kui sa ikkagi sööd, vaata minu jaoks vanasti oli see, et toit on toit. Ühest võtad sisse ja teisest välja. Minu jaoks vanasti tervislik toit oli see, et kui ma käisin S-burgeris, seal oli see üks salatileht vahel. Aga ma söön ju tervislikult, vaata, aga see päris ikkagi nii ei ole, sest et töödeldud toit on ikkagi toitainetest tühi, et seal ei ole nagu mitte midagi. Ja tavaliselt pannakse sinna ka suhkrut, et siis sa saad selle väikse energialaksu sealt, aga natuke aja pärast on kõht tühi. Et füüsiline trenn ka, ma ütlen ausalt, et see kui sa ei ole otseselt ratastoolis või midagi taolist, siis käia sa saad 20 minutit 3 korda nädalas, see ei ole üldse jutt. Et siis on lihtsalt mingi muud vabandused seneda. Aga jah, ikkagi peab enda eest hoolitsema, sõpradega kokku saama, tegema asja, mis sul panevad silmad särama. Täna ma näen hästi paljud, et inimesed teevad tööd, kus tõmbab energiast tühjaks. Et peab ka võib-olla selle poole peale vaatama, et mis asjad tõmbavad sind energiast tühjaks ja mis asjad annavad sulle energiat. Et ka see pool paika saada, sest et kui sa teed 60-70% päevas tööd, mis tõmbab sind energiast tühjaks, see lihtsalt lõpuks põled läbi. Ja nõus, et meid tõesti on ainult üks ja kui me ei oska ei öelda, siis me nii-öelda killustame enda energiat, et enda energiat tuleks hoida ja see hoiab meid ka tervena. Mina igal juhul tänan teid, Ivar ja Triin, et te tulite, et sain väga palju ise targemaks, ma loodan, et kuulajad said targemaks ja meil siis lähebki loosi see ilukomplekt siin kõiki nende toodetega, pluss siis need 3 erinevat raamatut, magneesiumiraamat, naiste tervisest ja siis ka kilpnäärne raamat. Ja selle väärtus on siis üle 400 €. Kui sa soovid seda endale saada, siis jaga seda saadet enda feedil ja tagi 3 sõpra ka sinna, kes saaksid seda kuulata. Ja võitu kuulutame välja siis tähendab 2 nädala pärast. Ja tuletan siis veel meelde, et naiste terviseraamatud saab sooduskoodiga naine 22 € siis alla 5 €, nii et kasutage võimalust. Ja samuti, kes siis loosiõnne maha magasid ja näevad, et need tooted tõesti kõnetavad kõige selle kuulduga, mis te täna kuulsite siit, siis ausad naised koodiga saate -8% alla siis nii soodustusega olevatelt toodetelt, komplektidelt ja minge vaadake uudistega quantamo.ee. Aga mina tänan teid, et olite minuga kõik see 2 tundi vist praegu, jah? Minuga, et kirjutage kindlasti kommentaaridesse, kuidas teile saade meeldis, mis ei meeldinud. Kõik konstruktiivne tagasiside on teretulnud ja mina sain nüüd podcasti mõttes nagu end soojaks, nii et ma hakkan nüüd podcastega tulistama, nii et olge lainel. Nii et ma tänan teid, nii et tšau! I got tons of soul, I'm a true collectible. Famous, so famous, #1 desirable. I do what I want, when I want, and how I want it. Leave you with the one in the air, that's how I roll. I got tons of soul, I'm a true collectible. Famous, so famous,
famous, number one desirable.